Tere tulemast Eesti ajaloomuuseumisse. Meie muuseumi jaoks on täna väga tähtis päev, et kõigepealt toimub siin meil väga sisukas ja huvipakkuv sümpoosium, aga ka pärast seda kella 4 paiku avame uue näituse, mis on siis pühendatudki muinsuskaitse liikumisele ja kes muu kui ajaloomuuseum seda ei tee. Aga kuna saalis on ka palju noori inimesi, rõõmustavalt palju, siis väikene ekskurss. Läheme kõigepealt aastasse 1988. On kevad Tartus. Tartu Ülikooli ette on kogunenud tohutu rahvamass. Nendes on palju tudengeid, aga ka linnakodanikke ja inimesi kogu Eestist. Neid ümbritseb KGB nuhkide ja miilitsate ärev ring, kellel on kaasas kaamerad ja muud mõjutusvahendid, et pärssida seda, mis toimuma hakkab. Hakkasid toimuma kõned. Üks silma torkavamaid nendest ja üks kõrvu haaravamaid, selle pidas Trivimi Velliste, kes juba varjamatult hakkas rääkima sellest sellele rahvamassile, et pange tähele, varsti on Eesti jälle vaba. Siis see rahvamass hakkas liikuma üles Toomemäe poole, läks mööda Vanemuisest ja ennäe, korraga rahvamassist kerkisid 3 värvi, sinine, must ja valge. Veel mitte kokku liidetuna, esialgu eraldi. Erutunud KGB nuhid ei saanud midagi teha, sellepärast et rahvamass kaitses oma kehaga neid lipuvärve. Lõpuks jõuti nüüdse EÜS-i maja ette tollase Tartu Ülikooli spordikompleksi osa juurde, kus siis mina bioloogiatudengina käisin parasjagu korvpalli mängimas, jõuti selle maja ette ja siis oli rahvast juba nii palju, et see lainetas vasakule ja paremale. Ja siis saiki kokku üle mitme 10 aasta avalikkuse ees meie 3 lipuvärvi ja muutus sinimustvalge oli jälle toodud välja. Ja kogu selle lihtsa ja tavalise ürituse nimi oli Tartu muinsuskaitsepäevad. Nii et muinsuskaitse on olnud midagi enamat kui akadeemiline tegevus. See on olnud miski, mis on tegelikult mingitel hetkedel liitnud kogu Eesti rahvast, mis on olnud vahepeal vastupanu liikumise väga oluline osa. Aga on selge, et suurim väärtus, see, mida me kaitsma peame, on meie riik loomulikult ja meie vabadus ja Eesti Vabariik. Aga ka igapäevane töö, mida paljud teist siin saalis viibijad teevad. Ja ikka selle mõttega, et meil oleks ka 50 aasta pärast mida kaitsta. Ja et me ka 100 aasta pärast ei oleks ära unustanud, kust me tuleme, kes me oleme, siis võib-olla teame ka, kuhu me läheme. Igal juhul väga tore teid näha ja nüüd annan ma siis selle väljaku siit üle meie tänase päeva ühele peategelasele, kes on ka siis selle näituse peakuraator, mida te näete, ja ka mõtles välja ka tänase vestlusringi enda sisuteemade ja külalistega. Ja palume siia Ulla Kadakas. Hou! Aitäh! Väljendan samuti suurt head meelt teid kõiki siin näha. Ja mis on tänase näituseks on nüüd juba seina peal, vitriinides asjad, ekraanides liikuvad pildid, et see on ühe ajahetke dokumenteerimine. Aga see ei ole veel kõik. Et hea oleks dokumenteerida ka meie tänased mõtted, meie praegused mõtted, kuidas me ette kujutame meie tuleviku ruumi. Et kõik siin viibijad on seda korduvalt kuulnud, et pärand on ajas muutuv, sest iga põlvkond siis tõlgendab pärandit uuesti ja uuesti. Aga meie eelis on see, et me juba, kui me oma salvestatud selliseid mälutugesid kasutame, me ei pea alustama alati nullist. Et me tegelikult saame oma 100 aasta pikkust kogemust võtta arvesse, et kujundada oma tulevikku.
Ja tänase vestlusringi, mis on selle näituse avamise eel, mõtlesingi pühendada sellele ühest küljest tuleviku visioneerimisele, aga sellega me dokumenteerime oma tänaseid mõtteid, et kuidas me kujutame enda ümbritsevat maastikku, sest meie tulevased põlved saavad tõlgendada ainult seda pärandit, mida meie neile jätame. Ja meie sellised subjektiivsed otsused on see, missuguse võimaluse me tulevikule loome. Ja mul on hea meel kutsuda siia arutlema rida inimesi, kes oma tööga parajasti on need, kes teevad neid teaduslikke valikuid, mille vahel poliitikud võiksid valida saada. Nii et loodame, et meie muinsuskaitse on teadmispõhine, mitte maitse küsimus, et nõnda. Kultuuriministeeriumi asekantsler Merilin, palun. Muinsuskaitseameti peadirektor Marilin, palun. Siis Kunstiakadeemiast Anneli Randla, kes hoolitseb meie järelkasvu üle, kes kultuuripärandi konserveerimist ja muinsuskaitset korraldama hakkavad. Rahvusvahelise erialaorganisatsiooni asepresident Riin Alatalu, kes on ka üksiti selle näituse kaaskuraator. Kliimaministeeriumist Kaja Pae, kes on üksiti ka muinsuskaitse nõukogu liige praegu, Riin ka. Siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist meie üleriikliku planeeringu koostamise koordinaator Anna Semjonova. Maa- ja Ruumiametist Ivika Maaveere. Ja neile lisaks siis meie kaks riigi asutuse esindajat, kes hoolitsevad selle eest, et riik oleks hea pärandi omanik. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatuse esimees Tarmo Leppoja, palun. Ja Riigi Metsamajandamise Keskuse kinnisvara osakonna juhataja Karl Mänd. Nõnda, ja ma teid siis usaldan härra Indrek Treufeldi juhendada. Väga tore, suur tänu. Televisiooni kohta öeldakse, et see peaks olema nagu pahupidi raamat, et vähem sõnu ja rohkem tegusid ja pilte. Muinsusega on ka ju niimoodi, et see kõneleb meiega ilma sõnadeta ja küsimus on, kas me suudame seda lugeda, seda sõnumit, mida muinsus meile jätab. Ja ma üritan ka õppejõuna õpetada oma tudengeid teleajakirjanduses, et püüdke nii hakkama saada, et sõnu ei olegi vaja. Aga sellel suvel juhtus selline veider lugu, et ma sattusin täiesti veidra juhuse tõttu tegema giiditööd. Tundus imelik, ma mõtlesin, et see on üks selline mehhanitsistlik ja tobe töö. Aga nüüd ma olen avastanud, et see on väga huvitav interaktsioon, et sa näed nende inimeste kaudu, kellele sa Eestit tutvustad või Tallinna, kuidas see kõnetab see ruum, need seosed. Ja kõik see, mis silmasõnadeta on kättesaadav. See võib olla täiesti mingi tänava front, see võib olla mingi konkreetne hoone, see võib olla mingisugune detail, see võib olla mingi tehniline vidin ja erinevad ajastud, nagu öeldakse ju, et ei ole paremaid ega halvemaid aegu. Nii tõesti on. Ja siis ma tunnen, et kui tänulikud me peame olema sellele, et meil on see ruum, meil on nii palju elemente selles ruumis, elemente, mis ka kõnelevad selle loodusega kaasa ja siin on see huvitav seis, et looja ja loodus ja need kõik need asjad, mida siis inimene on loonud, et kuidas need kokku kõlksuvad. Aga veel üks, lihtsalt kui ma üritan oma seda seost muinsuskaitsega kirjeldada, siis üks selline seos on veel seotud Toomkirikuga. Ma olen Toomkoguduse juhatuses olnud päris pikka aega, seda koguduse juhatust isegi juhtinud päris pikalt. Ja seetõttu igapäevaselt puutun kokku niisuguste keeruliste riukalike küsimustega.
ja samas ka avastustega, et paljud sellised epohhi loovad toomkirikut puudutavad muinsuskaitsealased või ka ajaloolised tööd on nõukaajal tehtud. Ja siis ka see küsimus, et kui me ajas tagasi lähme, kas me pöörame selle toomkiriku, kui meil on see võimalus ühel hetkel toomkirikut korralikult restaureerida, et kas me lähme tagasi siis usupuhastuse eelsesse aega või selle järgsesse aega või mis on need kihid, mida me siis teeme nähtavaks või need kihid, mida me ära võtame. Et see on jälle huvitav võimalus. See paratamatu dialoog, mis siis on meil objektidega ja muinsusega, kui me tahame seda paremaks teha ikkagi ja tulevikule säilitada. Aga mis siin ikka, teeme algust, ma saan aru, et meil on siin Eesti tõeline koorekiht muinsuskaitse valdkonnas. Ma olin täitsa ehmatanud, kui mulle öeldi, et 9 inimest on siin rivis, et see natuke nagu vanasti oli Eesti Raadios soovikontsert. Aga mis siis ikka, hakkame pihta ja ma pean spikerdama, et teie ametinimetused on nõnda peened, et võiks kõigi kohta öelda muinsuskaitse või muinsuse eest seisja, aga olgem siis täpsed ja võtame selle listi siis aluseks ja ma palun kõigil siis sissejuhatavas ringis mõelda, et mis on olnud teie kogemus, teadmine või arvamus just senisest muinsuskaitse korraldusest. Ja alustame siis nii, nagu meil nimed kirjas on. Merilin Piipuu on siis Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler. Ja andke mikrofoni edasi. Aitäh. Minul tõenäoliselt siis lasub täna kõige suurem koorem selle muinsuskaitsepoliitika kujundamisel ja muinsuskaitse just nimelt tuleviku loomisel. Ja igapäevaselt see ka töölaual on. Me teeme seda küll ametiga koos, muinsuskaitseametiga. Et tegelikult muinsuskaitse valdkonnas on Kultuuriministeeriumi ainus valitsusasutus. Ja see tähendab, et meil on heas mõttes väga palju jõudu selles valdkonnas. Aga me ka teame, et see valdkond on mingis mõttes mineviku pärand väga suuresti ja neid minevikust pärit muresi, mida valdkonnas lahendada, on ka väga palju. Neid inimesi, kes seda valdkonda armastab, on väga palju ja selles kontekstis justkui vahel on tunne, et ei teagi, kuhu poole joosta, et teha on niivõrd palju. Ma arvan, sa tunned sama. Ja täna et kuna see valdkond on väga keeruline, siis ma ütleks, et mis meil täna ministeeriumis on võib-olla kõige rohkem fookuses, ongi see, et millest me alustame ja kuhu me muidugi välja tahame jõuda, on samavõrd oluline hoida silme ees. Ja ma arvan, et tegelikult see, kuhu me tahame välja jõuda, on väga hästi täna öeldud hoopis ühes üle-euroopalises dokumendis Faro konventsioonis, ma arvan, siin saalis istujatele väga tuttav, et tuleviku muinsuskaitse lähtub sellest, mis on inimesele oluline, mida tema ise peab endale oluliseks, mida kogukonnad peavad oluliseks, ehk siis just nimelt selline altpoolt ülespoole väärtustamine. Ja selle poole me siis proovimegi, ma arvan, igapäevaselt sammuda, et tegelikult see ei ole riik, et me riik, et ma arvan, et see isegi võib-olla see sõna muinsuskaitse tuleviku vaatamise kontekstis ongi eksitav, et me ei kaitse enam ju kellegi eest vähemalt hetkel seda muinsust on ju ja ei ole nii, et riik kaitseb ja inimene lõhub või omanik on halb ja riik on see, kes on hea. Me peame muutma seda mõtteviisi, et see on meie ühine pärand, mida me igaüks hoiame ja mis on meie vastutus hoida. Ja mulle hästi meeldib, et me kultuurivaldkonnas aina enam räägime eraraha kaasamisest, siis me oleme Kultuuriministeeriumist teinud nagu läbi nalja öelnud, et muinsuskaitse valdkonnas on kõige suurem eraraha kaasamise protsent, et muinsuskaitse valdkonnas ongi eraomanikud, kes seda pärandit hoiavad. Aga kuna meid on 9, siis ma võib-olla siinkohal pean andma vist mikrofoni edasi kolleegidele, kes saavad neid mõtteid jätkata. Jah, palun, Marilyn Mihkelson on Muinsuskaitseameti peadirektor. Jaa, tere päevast. No, Merilin ütles väga palju, väga olulisi märksõnu juba ära. Kultuuripärand on midagi sellist, mis mitte kunagi ei taastu.
Ma arvan, et kõik siin saalis viibijad ja siin paneelis istujad on seda tunnetanud omal nahal viisil või teisel. Ja Merilin ütles ära ka selle olulise märksõna omanikud. See on meie kõigi hool, see kultuuripärand. See ei ole midagi sellist, mida keegi kuskil tuleb meile appi hoidma. Kui me ise seda ei hoia, siis ei hoia seda mitte keegi. Ja viimaste päevade valguses, olgu see kogu see rahastamise teema, riigil raha ei ole. Me tunneme seda iga päev omal nahal, kui meil on taotlusvoorud Muinsuskaitseametis käimas. Teiselt poolt ootused, et Eesti riik ja rahvas säiliks, kogu see Ukraina sõja taust siia juurde. Mul on nagu häiriv olnud inimesena lugeda võib-olla neid otsuseid, mida täna on riigi tasandil tehtud ja kultuuri rahastamist valdkonnas nagu kärbitakse ja kärbitakse veelgi. Hästi keeruline on tõenäoliselt selles ajahetkes leida endas üles seda tahtmist ja soovi jätkata. Aga ma loodan, et me kõik leiame selle endas ülesse. Me ei jää lootma, et keegi teine kuskilt tuleb ja hoiab meie kultuuripärandit meie eest ja me suudame igapäevaselt panustada, olgu see omanikena või omanike abilistena. Meil on väga vahvaid organisatsioone, inimeste ühendusi, kes on kokku tulnud, et aidata pärandit hoida. Võib-olla sellist pärandit, millest omanik natukene mööda vaatab, aga ka sellist, millel on omanik olemas. Ehk et need vabatahtlikud käed on ka siin väga-väga olulised. Ühesõnaga, ärge väsige, keegi ei tule meie eest seda tegema. Kui abi on vaja, siis meie maja on alati olemas ja nõu ja jõuga abiks nii nagu me suudame. Annan edasi. Jah, Anneli Randla on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna juhataja ja õppejõud. Ja, aitäh. Mõtlesin natuke siit edasi, millest Jaanus Ruhumaa alustas, ehk nendest Tartu muinsuskaitsepäevadest ja ilmselt siin ruumis on õige mitu inimest, kes sellel sündmusel ka osalesid. Aga ka seda, et õnneks on siin ka üksjagu neid, kes kas ei olnud veel sündinud või olid väga väiksed, ehk et see ei ole ainult tagasivaatav ja tõepoolest, et see oli üks lähimineviku siis võibalda muinsuskaitse selliseid kõrghetki, et kus kõigile tundus, et see on miski, mille eest peab seisma ja mis kõigile korda läks, et see on käinud lainetena ja mitte alati ei ole see nii olnud paraku. Ja võib-olla ka mõned nendest diskussioonidest, mis meil täna laual on, oleksid olnud 80. lõpus täiesti mõeldamatud, aga et see on see reaalsus, kus me täna elame. Ja Faro konventsiooni siin juba korra sai mainitud ja seda, kuidas see on see tänane kogukond, kes peab seda pärandit väärtustama ja see on see, mis tõesti jõuab järgmiste põlvkondadeni. Aga mu meelest on hästi oluline see, et muinsuskaitse ja või nimetada pärandihoiuks, see on, ma arvan, et see ei olegi siin kontekstis väga oluline, aga et selle roll on olla ettevaatlik ja seda siis kahes tähenduses, et kokku kirjutatult ja võib-olla lahku kirjutatult, ehk siis, et mitte tõepoolest arvestada sellega, et see on taastumatu ressurss, et see pärand, mis hävib, seda me tagasi ei saa, aga teistpidi ka, et püüda natuke näha ettepoole ja mitte ainult seda, mida siis tänane inimene kogukond näeb ja väärtustab, vaid püüda see üks samm vähemalt ettepoole teha ja mõelda tõesti, et see, mida meie täna ei säilita, et seda ei saa ka järgmised põlvkonnad, neil lihtsalt seda enam ei ole, mida säilitada. Võib-olla alustuseks nii palju. Riin Alatalu on rahvusvahelise ekspertorganisatsiooni ICOMOS asepresident ja muinsuskaitse nõukogu liige. Jah. Anneli pani mind plindrisse, sest et ta rääkis ära selle jutu, mis ma tahtsin rääkida.
aga ma kiidan ka Jaanus selle niisuguse, ütleme, suurelise emotsionaalse alguse eest, et ma arvan, et see niisugune tooni panemine siin praegult helistiku valimine oli väga õige. Just selle ettevaatamise pärast ja selle pärast, et see on kõigi asi, et seda tunnet sealt Tartust mäletan, et see oli kõigi asi ja muinsuskaitse muutis maailma. Et see on, ma arvan, et meie lähiajaloo just täpselt selles suhtes suurim niisugune emotsionaalne sündmus. Ja need suurelised sõnad on nüüd juba räägitud, et võib-olla ma lihtsalt lähen mõne konkreetse näite juurde, et meil on teisi teemasid veel, kus muinsuskaitse on olnud niisugune eesmineja kogu aeg nagu teistest ees. Ja ühed nendest kindlasti on meie tänased väljakutsed siis säästva arengu seisukoha pealt, kliimamuutused ja kõik nii edasi. Et need on valdkonnad, mis ongi nagu muinsuskaitse teemad, et need puudutavad kasutamist, taaskasutamist, hoidmist ja nii edasi. Ja meie roll praegu, mida ma väikse murega jälgin, on see, et nüüd, kui me näeme, et kogu ühiskond räägib nendest samadest teemadest, me kipume ise sellest rongist maha jääma, teised lähevad ja nad on ära unustanud, et see muinsuskaitse teema. Et selles suhtes mul hirmus hea meel tõdeda, et selle vestlusringi, nagu ta kokku sai pandud, et meil on siin ka teiste valdkondade esindajad, sest muinsuskaitse me ei pea isegi rääkima nagu mitte silotornidest, vaid muinsuskaitse on kõikide valdkondade ülene teema. Et ma arvan, et see on üks ülesemaid teemast üldse, sest see puudutab meie identiteeti, meie maastikku, meie keskkonda, meie harjumusi ja traditsioone. Et me peame kogu aeg siit seda ühisosa otsima, mida pärandi tajumine, tunnetamine ja väärtustamine meile annab. Kaja Pae on Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna juhataja, samuti muinsuskaitse nõukogu liige. Tere, head õhtupoolikut kõigile. Mul on hea meel, et see saal on ka inimesi täis, et kõik ei ole otsustanud ainult vahendatud ruumi kasuks. See tõesti rõõmustab. Aga kui küsimus oli, et mis on kogemus muinsuskaitsega seni, siis ma alustaks kohe nagu antiikeepostes, et tegevuse keskelt. Ehk et meie Kliimaministeeriumis anname välja renoveerimistoetusi ja ütleme nii, et avaliku sektori võib-olla siuke peamine, kõige kiirem viis arengut suunata ongi hanked ja toetused, mis on tegelikult Eesti SKT-st ootamatult suur protsent. Me saame sellega väga palju ruumilist arengut suunata. Ja meie renoveerimistoetused on siis ühed märkimisväärsema suurusega toetused. Kortermajade renoveerimiseks ja tegelikult on ääretult jabur külvata raha tasapaksult laiali ja jätta kasutamata võimalus siis toetuse tingimuste näol ruumilist arengut suunata. Jutuks hea küll, aga kuidas seda siis teha? Et kui meie väga selged põhimõtted on see, et me püüame kesklinnasid tihendada, elavdada, arengut kontsentreerida, mis tegelikult aitab luua ruumi kvaliteeti, aitab luua meeldivat nüüdisaegset keskkonda. Aga hea küll, et kuidas me siis neid linnakeskusi defineerime. Nii, aga mis siis selgus? Muinsuskaitsel on töö juba tehtud. Muinsuskaitse on määranud ära muinsuskaitsealad ja võib-olla selles mõttes nagu siin ka enne jutuks tuli, täitsa nagu võib-olla ka tahtmatul kombel vaadanud tulevikku. Ehk et saime siis tõesti kasutada muinsuskaitsealasid nõnda, et seal väärtuslikumad hooned A ja B kategoorias ja mälestised, et neile siis suunata tublisti kõrgem toetusprotsent ehk 20% juurde võrreldes sellega, mis teistele kortermajadele läheb. Et tegelikult ma tahaksin, et kõik linnad määraks oma eelisarengualad ära, aga seni kuni neid ei ole, kasutame muinsuskaitsealasid.
ja eks see on ju väga selgelt nagu ka sihuke kõik võidavad skeem, et noh, nagu öeldud, osakond, mida ma juhin, kannab nime ehituse elukeskkonna osakond. Et miks see pärand nii kohutavalt palju korda läheb, on see, et tõesti ehitatud pärand juba on pool võidust, kui see korda teha kvaliteetselt ja hästi, ehk siis juba pool sellest heast elukeskkonnast, mida me soovime luua. Anna Semjonova on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maa- ja ruumipoliitika osakonna nõunik ja üleriigilise planeeringu koostamise koordinaator. Suur tänu. Tere pärast lõunat kõigile ka minu poolt. Tõesti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisel on koostamisel uus üleriigiline planeering, see on siis kogu riiki kattev selline ruumistrateegia, mis annab siis põhimõtteliselt arengusuunad väga erinevatele valdkondadele, kaasa arvatud siis ka nii-öelda muinsuskaitse valdkond, pärandipoliitika. Et mina siis ennekõike siin vestlusringis esindan sellise ruumilise planeerimise maailma rollivaadet. Ja tõesti see ruumiline planeerimine on üks selline tööriist, mis siis seab sellised suunad ja põhimõtted, mille sees siis see valdkond saab opereerida, millele ta saab toetuda. Ja ruumilise planeerimisega olen ma toimetanud pikalt, varasemalt kohaliku omavalitsuse tasandil ja peamiselt üldplaneeringute mõõtkavas, ehk siis natukene detailsem vaade kui praegu, aga need põhimõtted laias laastus ikkagi kattuvad, et see pärandi kesksus on läbi pika aja olnud planeerimises väga olulisel kohal, aga nagu siin ka eelkõnelejad on välja toonud, et tegelikult nüüd on lisandunud siia ka sellised uuemad aspektid, et kõik need kliimamõjudega kohanemine ja julgeolek ja majanduse pool, et on nagu täienenud see spekter, et kõik need valdkonnad on meil olulised ja orbiidis. Ivika Maavere on Maa- ja Ruumiameti strateegilise ruumiplaneerimise teenistuse planeeringute osakonna juhataja. Tere ka minu poolt. Mul on päris palju ühist Anna jutuga, et võib-olla kordama kõike ei pea hakkama, aga Maa- ja Ruumiameti seisukohalt ka me oleme siis tegelikult sellesse muinsuskaitse ja pärandi väärtustamisega seotud läbi planeerimistegevuse. Ja on kindlasti väga palju aspekte, nii nagu eelkõnelejad ka välja tõid, et üks on siis kultuuripärand, ütleme kultuuriväärtuste või muinsuskaitse aluste objektidena, aga need on olemas ka, ütleme siis väärtuslikud maastikud, 20. sajandi kultuuripärand, miljööalad ja nii edasi, mida siis nii ütleme siis detailplaneeringute raames, eks ole, saab väärtustada ja ütleme siis arendamise ette näha kui ka üldplaneeringute puhul. Ja meie roll on olnud ka väga suuresti see püüd, et inimesi, kes on sellest kultuuriväärtuste teemast puudutatud läbi üldplaneeringute, et neid ka siis piisavalt kaasatakse, et neile nagu teadvustatakse ka seda nagu temaatikat, valdkondi, mida see nagu kaasa toob. Et soovimegi ka kohalike omavalitsustega koostöös erinevaid valdkondi nagu ütleme siis kaasa aidata nende parendamisele ja oluline kindlasti see hea elukeskkond, kvaliteetse ruumi põhimõtted ja seal on ka see pärand väga olulise aspektina ju juures. Nii et kindlasti läbi selle planeerimise küll me ei saa nimetada, mina ei saa nimetada muinsuskaitse koorekihti kuuluvaks ennast küll, aga me püüame olla kaasaaitajaid, et see pärand säiliks hästi ja oma rolli hästi täita. Aitäh. Tarmo Leppoja on Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatuse esimees. Tere ka minu poolt. Et minu kokkupuude muinsuskaitsega. Et tegelikult kinnisvara on ainult osa muinsuskaitsest, aga see minu kogemus juba 30 aasta tagusest ajast on seotud just kinnisvaraga. Riigi kinnisvara portfellis on päris palju muinsuskaitselisi objekte. Me oleme ka viimastel aastatel päris mitmeid olulisi objekte korda teinud. Eesti esindushoone tuleb esimesena pähe, Võru riigimaja, millega me praegu tegeleme. Ja neid on mitmeid veel, Valgas, Võrus ka.
mis mul endal nagu hästi palju rõõmu teeb, et just selle 25-30 aasta taguse ajaga muinsuskaitse minust on tohutu sammu edasi teinud. Seda nii tegelikult tellija teadlikkuse poole pealt, kui ka muinsuskaitsjate poole pealt oskusega mõelda kaasa heade lahenduste leidmisele. Et praegune koostöö kogemused muinsuskaitsega on selles suhtes igati positiivsed. Pigem käib koos mõtlemine, heade lahenduste välja töötamine, mitte võib-olla selline erinevatel pooltel olemine, võib-olla nagu ta oli 25-30 aastat tagasi. Karl Mänd on Riigimetsa Majandamise Keskuse kinnisvara osakonna juhataja. Ja tervist kõigile. Kui headel kuulajatel, vaatajatel tekib küsimus, kuidas üks metsamees sattus siia seltskonda, siis tegelikult on see seos väga lihtne ja väga tugev. RMK on metsamajandaja ja eks see mets ole omamoodi ise ka ju tegelikult üks pärandiobjekt. Meil poleks midagi täna majandada, kui meie esivanemad ei oleks seda metsa kunagi kasvama pannud ja sellest hoolt kandnud. RMK missioon on olla Eesti metsa ja elurikkuse hoidja ja kasvataja üle põlvkondade. Ja just see põlvkondadele viide seal juures annabki sellele meie tegevusele pika vaate, millele ka viitas tegelikult Jaanus Rohumaa enne, et iga tegevus või iga mõte, mida me mõtleme, iga tegevus, mida me teeme, peab olema kantud ideest, et elu maal jätkub ka peale meid, sealhulgas ka Eestimaal. RMK on Eesti suurim kinnisvara omanik. Meie haldusel on 1/3 Eesti maismaast. Tõsi küll, valdavalt on see metsamaa, aga meie portfellis on ka väga palju hooneid, väga palju ka muinsuskaitsel olevaid hooneid. Kuid seal metsades on lisaks puudele ja seentele ja marjadele ja ulukitele veel väga palju põnevat, muuhulgas ka väga palju pärandkultuuri objekte ja väga palju lugusid nendest objektidest, mis seal kunagi on olnud, mida võib-olla täna looduses enam näha ei ole. Me oleme kaardistanud ära circa 8100 pärandkultuuri objekti, mis on meie maade peal. Need võtavad endal umbes 611 hektarit maad. Kui see number paneb kellelgi pea plahvatama või siis vastupidi ei hooma, et millega on tegemist, siis 600 hektari peale on võimalik üksteise kõrvale laotada umbes 8 Tallinna vanalinna. Et see on see pind. Ja tänu meie suurepärasele külastustaristule on tegelikult väga paljud need pärandiobjektid tehtud läbi selle külastustaristu, selle platvormi ligipääsetavaks, nähtavaks ja kättesaadavaks väga paljudele inimestele. Aitüma, esimene avaring tehtud, peagi annan sõna ka saali, aga ma vaatan niisugune huvitav nagu pooldumine on siin, et meil on siin hoidjad on seal ühel pool, minust kaugemal ja siis on meil planeerijad. Te olete rohkem nagu oleviku inimesed ja teie mineviku, see ei kõige paremas mõttes. Ja ma küsin nüüd teid hoidjatelt sealt mu kaugemast poolest, et kuidas teile tundub see planeerimise jutt, et on neid viiteid, et me teeme hea plaani. Kas on nii, et teeme hea plaani ja siis saame ka muinsuskaitsega kõik korda või kuidas? Kui see tundub niimoodi kaugelt vaadates, et me oleme siin need hoidjad ja mineviku inimesed justkui, siis otsapidi see on ju tegelikult õige. Me olemegi ju selleks siin, et olla pehmelt öelda siis väljas selle vana ja kaduva väärtuse eest. Küll aga võin ma julgelt öelda seda, et meil ei ole planeerijatega mingit muret ega jama. Meil on planeerijatega kõik hästi selles plaanis, et meie majas inimesed mõtlevad päriselt tänapäevases võtmes kaasa sellele, kuidas tänapäeva vajadustele ja tänapäeva inimesele mõistlikul moel seda vana pärandit kasutuses hoida või kasutusele võtta. Et kui see on kellelegi üllatus, siis ma võin kinnitada, et see on päriselt võimalik. Seda tehakse igapäevaselt. Mõne objekti juures on see keerulisem, mõne objekti juures lihtsam. Ja nii palju, kui ma olen
Eestimaa peal ringi käinud, erinevate pärandiobjekti omanikega ja neid hoidvate inimestega rääkinud, siis sealt vaatab vastu tegelikult väga avatud ja uuendusmeelne pilk. Kõik tahavad, et nende ehitis või mõni muu mälestis säiliks ja nad on valmis selle nimel ka pingutama ja tegema koostööd muuhulgas ka planeerijate ja kõigi teistega, kes aitavad mõelda raamist välja, kes aitavad mõelda ja anda sellele vanale pärandile tänase sisu näiteks. Ma lihtsalt lisaks sellele, et muinsuskaitse niisugused suured eesmärgid ongi pikk vaade ja suur lai pilt. See sama asi on ju planeerijate teema täpselt samamoodi, et ammu on möödas need ajad, kus me mõtleme seda, et meil on nagu tühi plats sees ja sealt hakkame planeerima. Et me oleme mingisuguses keskkonnas, mille väärtused ja aspektid me peame üle vaatama ennem, kui me hakkame sinna midagi täiendavat juurde tegema. Et ikkagi nagu lähtuda sellest olemasolevast keskkonnast ja see on nagu elementaarne, et see isegi ei ole nagu koostöö küsimus, vaid minu arust see on nagu elementaarne asjade käik, et just eriti planeerijad vaatavad seda, mis on enne olemas juba ja sealt edasi vaatame seda, mille arvelt me siis teeme midagi uut. Aga mida ikkagi teha? Mida ikkagi teha, kui oleks vaja midagi olulist selle ruumilise planeerimise mõttes, aga muinsuskaitseline aspekt on ees, et hakkab takistama või piirama või me peame valima tuleviku ja mineviku vahel? Ma olin täna hommikul, koolitasin omavalitsuste töötajaid, et oli suur ruumiloome koolitus ja seal oli niisugune klassikaline küsimus, mis praegult siit ka läbi kõlas, et teeks küll, aga ei saa, sest et on piirangud ja ma küsisin, et millised piirangud, mille peale omavalitsuse esindaja ei osanud vastata, sest et ta tegelikult ei teadnud, mis takistaks nagu ühe väärtusliku ajaloolise hoone kasutusele võtmist muinsuskaitse seisukoha pealt. Tavaliselt neid piiranguid, see on mõtlemise protsess, kaasamise protsess ja mõtlemise protsess ja kui on olukorrad, kus me peame tegema valikuid, siis tuleb kaaluda selleks, et saavutada mingit uut kvaliteeti, millest me ilma jääme, et kuidas need kaalukausid seal lähevad. Aga see ongi planeerimise ja kaalutlemise teema. Et minu kogemus näitab seda, et eelhoiak, et muinsuskaitse seab aina piiranguid ja piiranguid on selge ülemõtlemine. Et alati on, kui teemad korralikult läbi mõelda, siis leiab niisuguse mõistliku lahenduse, kus ka pärand on kaitstud ja uued väärtused ikkagi saavutatud. Jaa, väga huvitav teema kohe niimoodi alguses kärinaga käima. See folkloor, et muinsuskaitse on üks igavene pidur, ei luba midagi teha ega ehitada. No see on selline klassika, et ükskõik millisesse seltskonda ma lähen, ma pean võib-olla selgituseks siis ütlema, et minul ei ole muinsuskaitse, arhitektuuri, kunsti ajaloo ega ajaloo tausta, mina olen jurist. Ja enne ma töötasin maksunduses, siis oli teine küsimus, eks ole, kui ma seltskonda läksin. Nüüd on siis see küsimus, et issand jumal, muinsuskaitse, mul on siin vana maja, issand, kas ma ei tohigi aknaid, eks ole. No tohid küll. Ja minu meelest on nagu pigem see, et eks me teeme selle nimel ka tööd, et see folkloor lõpuks muutuma hakkaks. Aga tegelikult võiks seda vaadata ka niipidi. Kui sul on mälestis, mille omanik sa oled, siis muinsuskaitse annab sulle tasuta inseneri, tasuta maakonnanõuniku ja lõputul viisil tasuta nõu ja lõpuks veel sa saad toetust ka, kui sa tuled küsima seda meie käest, eks ole. Et siin on nagu piiramatu hulk võimalusi saada sellist teavet, millele võib-olla tavalisel inimesel, tavalisel majaomanikul puudub võimalus või seda saab väga-väga kalli raha eest. Nii et minu meelest võiks seda vaadata hoopis niipidi, et see on võimalus, mitte piirang. Nii, kuidas teil? Jaa. Siit teises servas ka oleviku või tuleviku inimeste poole pealt vaadates. Et ma arvan, et see müüt selles, kuidas muinsuskaitse on tohutu pidur ja mitte midagi teha ei luba, ongi müüt. Et need lood kuskil tekivad ja jäävad oma elu elama
No, minu kogemus on väga erinev läbi erinevate organisatsioonide, kus ma olen kokku puutunud muinsuskaitsega või siis ka rekonstrueerimisega konkreetseteks. Et see väga palju on sõltunud ühest küljest ametnikust, kes konkreetse objektiga tegeleb, valdavalt on olnud väga koostöövalmid. Ja ma arvan, et see võti on pigem selles, et kui muinsuskaitse kaasata nagu õiges faasis, siis on edu nagu märksa suurem ja märksa parem. Aga sageli see ka nii ei ole. Võib-olla me oleme lihtsalt jäänud pooleli mõne objektiga või mõne tööga ja heitnud selle liiga kergekäeliselt kõrvale lihtsalt. Aga mida ma täna nagu tunnetan on see, et mingi koha peal jooksevad asjad errorisse, et kui mul on objekt, mida ma tahan väärtustada, ma tahan seda võtta kasutusele, ma tahan selle avada kogukonnale või ühiskonnale tegelikult, mitte ainult kogukonnale. See võikski olla ju selle väärtuse mõte, et see väärtuslik hoone on käibes, et seda inimesed saavad kasutada ja nad päriselt näevad, et mis asi see on, mis on kaitsele võetud või mis see meie ajalugu on, meie pärand on. Aga nüüd ühest küljest tulevad meile mängu, ma ei ütle, et piirangud, aga kitsendused, universaalne disain, me peame vaatama, et kõik inimesed vahemikus hällist hauani saaksid selle hoones liikuda, saaksid seda hoonet kasutada. Me peame vaatama, et tuleohutuse poole pealt oleksid kõik nõuded täidetud, kui me sinna inimesed sisse toome, mis näiteks võib tähendada siis, et peab olema mitu väljapääsu hoonest, peavad olema liftid hoones, selleks, et ratastooliga pääseks ka igale poole. Ja siis tuleb muinsuskaitse, kes ütleb, et ärge ühtegi seina maha võtke, ärge ühtegi ukse ava laiemaks tehke. Ja siis on nagu selline tunne, et nagu mis mõttes. Et kui see hoone kunagi on olnud mõni, ma ei tea, härjatall, et see ju ei tähenda, et seal nagu tulevikus saab ainult härgasid hoida, et me võiksime ju sinna leida mingi funktsiooni. Ja see on nagu see koht, kus minu meelest me peaksime arendajatena tegema muinsuskaitsega väga palju rohkem koostööd ja leidma neid mõistlikke lahendusi, et need hooned ei jääks nukralt seisma kuskile sinna mõisapargi nurka teadmisega, et see on väga väärtuslik hoone, aga mitte keegi seda ei kasuta, sest me ei saa talle inimesi sisse tuua. Ja mina kommenteeriks ka seda, et kas muinsuskaitse on ees ja kogemus väga pikaaegne ka kohalikus omavalitsuses, ma julgen küll öelda, et ei. Et pigem minu meelest see muinsuskaitse, nagu öeldakse, all olev see staatus annab lõpptulemusel sellele asjale nagu väga suure kvaliteedimärgi, et ütleme nii, et väga hoolikalt neid projekte koostatakse, kõik on väga hästi läbimõeldud, juurde ehitised, laiendused, kõik on väga valsate silmade alt läbi käinud. Need tulemused on tegelikult väga tihti, ütleme, väga rikastavad siis linnaruumi ja ütleme, kui valida siis, et kas teeme uue või teeme siis vana korda ja laiendame ja rekonstrueerime, võtame uude kasutusse, siis igal juhul see viimane variant on nagu ruumiliselt palju rohkem neid kihte esile toov. Ja minu meelest see pärandi kaitse mulle näib ka, et see on nii planeerimisel kui võib-olla ka projekteerimisel, ta võtab aega, see on tõsi, et see on võib-olla nagu selline koht, mis oma omanikule tuska teeb, aga minu meelest see nagu väärib seda eesmärgi, ütleme selle poole püüdlemist igal juhul. Võib-olla sekkun ka, et muidu kõik tundub on üksteisega nõus ja jube hästi on kõik ja võikski laiali minna. Et mina olen arhitekt, see tähendab, et peale vanade majade mulle päris meeldivad ka uued majad. Ja laias laastus vanad majad väga meeldivad, eks ju, pärandkultuur väga meeldib. Aga tegelikult on tõesti see küsimus, et kui siin Merilin enne tõi välja, et kõige olulisem, püüame kaitsta seda nüüdisaegset inimest ja tema vajadusi. Ma olen kuidagi sealt peaks hakkama see muinsuskaitse loogika jooksma ja ma arvan, et seda võib-olla tõlgendada omavalitsustel või inimestel ongi nagu keeruline natuke, nad ei saa aru, mida see tähendab päriselt. Sest ma ütlen, et see ei olnud väga ammu, kui me muinsuskaitse nõukogus vaidlesime Tallinna vanalinna kaitsekorra üle. Et kas tohib teha katuseaknaid ja katusetrasse nähtavatesse kohtadesse või mitte.
minu seisukoht oli selge, et jumala eest usaldame tänaseid arhitekte ja jätkuvalt see linna tihendamine, kogu säästva arengu põhimõte, et katuseaknaid on võimalik paigutada ja ka katusetrasse nii, et see kõik näeb väga kaunis välja ja see kindlasti tõstab inimeste elukvaliteeti. Lisaks võimaldab siis ka ikkagi nendesse majadesse veel täiendavalt investeerida, kui sinna on võimalik luua uusi kortereid, maha müüa ja nii edasi, et see on kuidagi ka majanduslikult make sense, eks ju. Aga ütleme nii, et ega meil väga suurt üksmeelt seal nõukogus ei olnud tingimata, et tegelikult eks need vaidlused ja arutelud on tegelikult nagu tohutult tähtsad, et mis ikkagi on see väärtus ja need iga kord nagu päriselt läbi vaielda niimoodi ausalt ja võimalikult nagu oma eriala argumentid lauda tuua, see on ülioluline. Et ma võin tuua näite Veneetsias San Marco väljak, võib-olla selline üldse nagu kõige püham ja kaitsmist vääriv ruum. Kõpsti tulid katuseaknad ükskord ja väga vaadeldavad. Et võib-olla meil natuke on nagu ka sellist asjatut aukartust, et mamma mia, ma ei saa aru, mida ma seal kaitsen nagu, et ma arvan, et lähtuda sellest, et me kaitseme nagu nüüdisaegse inimese niisugust võimestamist kõige laiemas mõttes on tegelikult nagu päris hea algus. Ma tahtsin ka tegelikult seda dialoogi olulisust tuua, et nii nagu Kaja just rääkis, et ma arvan, et see dialoogi pidamise julgust peaks meil olema ja ka muinsuskaitseobjektide puhul, et ei juhtuks nii, et see on muinsuskaitse all, seda ei puudu, on ju. Ja mul on tegelikult tagantjärgi hästi kahju, et me ühe dialoogi koha magasime maha või otsustasime seda mitte pidada ja see on tegelikult Rahvusraamatukogu uus hoone. Sest kui me vaatame moodsaid raamatukogu, siis funktsionaalsuselt see ei ole moodne raamatukogu. Ja me oleks pidanud vähemalt arutlema selle üle, et kuidas tänapäevast raamatukogu sinna hoonesse teha ja kas see tähendab ka mingis osas selle hoone nii-öelda muutmist, aga paraku seda arutelu ühiskonnas too hetke ei peetud, aga ma arvan, et see oleks olnud selline vajalik ühiskondliku arutelu koht, et ma igati toetan. Me võimegi jõuda järeldusele, et ei, see on nii oluline, et me ei muuda seda, aga me peaksime nagu julgema arutleda ka muinsuskaitseobjektide kontekstis selliste asjade üle. Ja ma tahtsin lihtsalt korra veel esile tuua, et eks ma arvan, siin ruumis me ei peagi üksteist veenma ja ma olen Kajaga nõus, et kõik tunduvad nii ühtsed, on ju. Et meil on Kultuuriministeeriumis on 2 lauset. Üks on, et kõige rohelisem hoone on see, mis on juba ehitatud ja teine on, et pärand säilib ainult siis, kui ta on kasutuses. Ma mäletan ise hästi, et kui ma 5 aastat tagasi rääksin seda mõnes teises ministeeriumis, siis ei olnud võib-olla veel seda ühte meelt, on ju. Me ajasime natuke rohkem nagu oma asja, on ju, et kes oli saanud kuskilt Euroopast raha ja tahtis teha uusi asju ja välistas automaatselt pärandi. Ma arvan, et täna me tegelikult oleme vähemalt ministeeriumite ja kohalike omavalitsuste tasandil seda meelt. Need 2 lauset ei vaja enam tutvustamist. Aga nagu kommunikatsiooniga ikka, siis need laused vajavad tutvustamist kõikidele teistele inimestele Eesti ühiskonnas, on ju. Et see on see, et endal on täiesti kõrini nendest lausetest juba. Ja kui on endal täiesti kõrini, siis võib-olla juba mõni inimene on veel sellest aru saanud. Aga ma arvan, et nii nagu Marilyn rääkis, et ei ole pidu, kust ma ei peaks oma sõprade või sugulastega neid teemasi arutama. Ja selgelt on meil siin mitu ühiskondlikku probleemi ju ikkagist korraga, et me räägime vähenemisest, rahvastiku vähenemisest, me räägime linnastumisest, on ju, vaatame Valga linna inimeste arvu vähenemine, see on drastiline, et me peame kuskilt nagu, see on see dialoogi vajalikkus, on ju, et me peame kuskil leidma selle, mis on kõigile jõukohane, mis on meie ühiskonnale jõukohane, et me ei saa 0-4-ks hoida kinni sellest, mis kunagi oli, vaid me peame ikkagi arvestama neid protsesse ja suundumisi. Ja võib-olla lõpetuseks, et ma arvan, mis meil täna on puudu, on selline natukene nagu nutikus, et kui ma vaatan KOV-e ja olen ise nende juures käinud rääkimas, siis võib-olla nad on isegi täna teavad, et need muinsuskaitse lubaks, aga mis ma selle hoonega pihta hakkan, mis ma siia teen? Mul on nii vähe inimesi, mida ma üldse siia võiks teha, on ju. Me kunagi pakkusin välja Narva linna kirikusse teha raamatukogu ja too hetke ei oldud veel selleks valmis. Ma väga loodan, et mõnda vanasse kirikusse peagi tuleb raamatukogu või kolhoosi lauta näiteks. Et selliseid asju on meil vaja. Kas siin pool on ka sõna soovi? Nii.
suuresti tuleb nõus olla sellega, mis eel on. Mulle nagu see tunnetus on, et väga sageli selle muinsuskaitse takistuse sildi alla pannakse tegelikult majanduslikud põhjendused. Et noh, et me räägime sellest, et investeering on suurem, ma ei saa seda hoonet maksimaalselt kasutusele võtta, minu ülalpidamiskulud tulevikus on suured, need on need asjad, mis kaasnevad ja tegelikult need on majanduslikud argumendid, mitte nagu muinsuskaitse, et inimestel oleks põhimõtteline vastuseis või tunne, et muinsuskaitse takistab midagi teha. Ja kui ma oma avasõnades ütlesin ka, et see koostöö on muinsuskaitsega minu kogemus hea, siis just seda tegelikult ma silmas pidasin. Et see meie kogemus on see, et muinsuskaitse mõistab seda, et muinsuse säilitamise seisukohalt on oluline, et nende soorates oleks elu. Kui muinsuskaitse on liiga jäik, siis seda elu sinna ei teki ja nad mõtlevad kaasa. Ja nad saavad aru, et kui tõesti on, ma ei tea, mingid piirangud ligipääsetavuse või päästevõimekuse osas, et siis nad pakuvad omalt poolt lahendusi. Ja on valmis loobuma ka mingit asjadest, mis nagu muinsuse säilitamise seisukohalt ei ole võib-olla nii väärtuslik selle nimel, et midagi olulisemat, midagi väärtuslikumat säiliks. Nii, sinna serva ja siis siia keskele. Kuna mikrofon on hetkel minu käes, siis ma kasutan seda juhust, et natuke võtta seda jällegi pikemat vaadet siia juurde ka. Et kui me võtame ainult selle tänased päästenõuded, tänased ligipääsetavuse nõuded ja võtamegi ainult selle tänase päeva järgi, siis võib-olla tasuks natuke jällegi mõelda see samm tagasi ja vaadata, kuidas nad ajalooliselt kujunenud on. Et tegelikult see nutikus on see, mis sageli puudu jääb, et kui jäädakse nagu väga jäigalt ühte või teistpidi kinni. Aga ka seda, et kui meil täna ei ole neid lahendusi, mis suudaksid nagu mõlemat poolt rahuldada. Et see ei tähenda, et siis peaks nui neljaks tõesti asjad ära tegema, et vahel on abi sellest, kui oodata. Loomulikult kõik asjad, eriti majad, seisavad paremini, kui neil on kasutus, aga see kasutus võib olla ka vahekasutus, see võib olla ka väga vähene kasutus, kuni selle ajani, kui me oleme jõudnud selliste lahendusteni, kus siis muinsus säiliks ja see kasutatavus ka paraneks. Et see kõik ei oleks nüüd nii abstraktne jutt, siis kui te mõtlete selle peale, millised olid nõuded, võtame selle sama tulekaitse poole pealt, et kas meil on vaja kõiki raudbetoonist vahelagesid või me saame ka puidust vahelagedega hakkama ja neid on võimalik tulekindlaks teha. Et see on, vahest on ka vaja seda, et kui see oleks nui neljaks tõesti, et kas üks või teine, et siis võib-olla oodata natuke, kuni siis jõutakse mõningate nutikamate lahendusteni, aga nendeni ei jõuta muidu, kui ikkagi seda dialoogi pidades ja omavahel läbi rääkides, kuulates ära, aga siis püüdes tõesti jõuda selliste kompromissideni, kus keegi siis kumbki poole jääks väga suures osas kaotajaks. Nii. Sinna serva siis eel. Juba niimoodi. Hästi tihedaks on läinud see asi ja jube toredasti on käima läinud, et see on hästi äge. Aga ma tahtsin võib-olla, siin on nii mitu märksõna, mida tahaks kommenteerida, aga koostööst hakkame pihta. Jube oluline. See kaasamine nii omanike, kõigi partnerite kui ka siis koostööpartnerite kaasamine nendesse küsimustes on ülioluline. Ja mida ma tahtsin veel rääkida on see, et Eesti on nagu selles mõttes superrikas riik. Meil on üle, tänaseks on neid mälestisi nüüd riiklikult kaitstavaid natuke alla 26 000. See on meeletu suur kogus. Et seal on nii ehitismälestist, muidugi arheoloogiat, ajalugu, kõike, eks. Väga-väga keeruline on kõike seda säilitada aegade algusest aegade lõpuni. Ja käisin just hiljuti ühel konverentsil, kus olid koos kõikide Euroopa riikide kultuuripärandi juhid. Ja see oli ühine mure. Väga kummaline, eks ole. Lõunast põhja, idast läände ja kõigil on enam-vähem sama mure. Võib-olla natuke teistel põhjustel. Mõnda mõjutab kliima rohkem, teisel on igasugused sõjafrondid lähemal. Aga mure on ühine. Mida me teeme oma
päris suure koguse pärandiga, mida mingil põhjusel mingisugune olukord ohustab. Ja sealt jäi kõlama, mõnes mõttes võib-olla ja kellegi jaoks kindlasti väga häiriv mõte, aga ma arvan, et sellel teemal tuleb hakata meil dialoogi harjutama, et on ilmselt osa pärandist, millest me aja käigus peame loobuma. Viisil või teisel ta hääbub. Väga keeruline on otsustada ja kes veel peaks otsustama, mil moel seda teha. Aga tõenäoliselt see on üks teema, mida me peaksime mingil hetkel arutama. Mul oli veel mõtteid, aga nüüd ma annan Riinule. Ja meil on vahepeal niisugune nagu mikrofoni räkki, et kes selle palli endale saab, siis see jookseb edasi selle palliga pärava poole. Et meil on tegelikult siin keskel. See on loogiline, kui Riin räägib. No nii. Siin oli mitu teemat, mille ma tahtsin vastata, aga nüüd Marilyn praegult pani selle palli veerema, mis tuleb tagasi lüüa kiiresti. Et mälestiste hulk, ma arvan, et ametijuhatajalt ka siin seltskonnas, kes teab seda statistikat päris hästi, opereerida numbriga 25 000 on kallutatud, sest me teame, et sellest 25 000 umbes 13 000 on küünlajalad ja lühtrid. Eks, et meil on neid ehitisi sealt ikkagi nagu kõvasti vähem. Ja ma tuletan meelde seda Jaanuse algust, et me kõigepealt me vaatame suurt pilti, seda nagu ühist asja, seda, mis on meie jaoks tähtis. Ja ma täiesti usun seda, et sama Euroopa muinsuskaitsejuhtide kokkusaamisel võisid jõuda selliste järeldusteni sealt, sellepärast, et kogu Euroopas on muinsuskaitse muutumas väga normitehniliseks. Ameteid juhivad juristid ja me jälgime seda, kuidas me saaksime täpselt täita seadust ja see on muidugi õige, et kui me midagi kaitseme, siis me peame ka toetama ja kõik nii edasi, kõik see niisugune nagu tehniline jutt on okei ja korrektne, aga suur pilt, kui me vaatame seda, mida see nagu inimeste jaoks see tähendab see pärand, siis me unustame selle suure pildi sealt sellest normitehnilisest jutust ära. Ja Rahvusvaheline muinsuskaitse ekspertorganisatsioon, mida mina esindan, meie oleme praegu täpselt vastupidises mures. Meil oli suur statistika kogumine, mida on jube keeruline kokku saada Euroopa kohta, rääkimata kogu maailmast, et palju me üldse kaitseme ja mida me kaitseme. Me teeme seda praegult vastukaaluks nende samade Euroopa kultuurijuhtide survele, keda ilmselgelt suurestavad nende valitsused, et igal pool üritatakse mälestiste nimekirju vähendada. Ja ma ütleks, et veel nagu tagasi põrgatada seda, et mainisid Valgat, mis on üks koht, kus kohalikud nutsid silmad peas, sest nad ütlesid, et muinsuskaitseala ka natuke liialdan, aga muinsuskaitseala kaotamine tähendab seda, et nad kaotavad tükikese oma väärtusest, oma identiteedist, oma enesekindlusest. Ja kui sa mainisid Valga linna elanikke, siis oleks huvitav näha, praegu ei saa seda võrrelda, eks ju, muinsuskaitseala kaotati ära juunikuus, aga kas ja kui palju väheneb Valga elanike arv pärast muinsuskaitseala kaotamist, et kas see annab omakorda veel tõuke sellele, et inimesed kolivad sealt ära, sest et see ei ole väärtustatud keskkond. Ma muud teemad jätan edaspidi. No, ja ma olen sellega muidugi nõus, et see pärand on ikkagi üks põhilisi identiteedihoidjaid, aga ma arvan, et see on, ma ei tahtnud mitte seda teemat kommenteerida, et pigem nagu sinna arhitektina intrigeerida. Et jah, et need siuksed väikesed korrastamised, ligipääsetavus, see kõik on nagu tore. Ja tegelikult ma olen ka nõus, et tuletõrjenormidega on siin kurja tehtud, vaatame, et me siin kohati mingite muude tõhususe normidega kurja ei tee, et seal vahest võib-olla jookseme liiga ruttu peale ilma nagu päriselt läbi mõtlemata, aga see on ka muidugi Eesti väikese inimressursi probleem, lihtsalt paraku, et kõikjale ei jagu neid teraseid mõtlejaid tingimata. Aga kui minna nagu sellisest väikesest kohandamisest edasi, siis arhitektina ikkagi tahaks mõelda ka nagu selliste ägedate lennukate projektide peale, et Vaalemaja näiteks omal ajal tekitas ikkagi tohutult furoori, et kas ehitada see pinal sinna peale või mitte ehitada.
ja noh, seda vaidlust peeti nagu tükk aega, aga minu arvates noh, just niisugune vana pärandi nagu kasutamine selleks, et veel see nüüdisaegne kuidagi väärtus sinna peale kirjutada ja tõesti see pärand nagu nüüdisaega ja tõsta ja noh, mulle tundub, et pärand võidab selle läbi. See on muidugi vaieldav ja subjektiivne, aga olin Lätis arhitektuuri aastapreemiate žüriis ja siis nende kultuuriminister ütles, et meie hooned on meie nafta. Ma väga nagu tahaks näha seda, et me õpiks kuidagi fantaasiarikkamalt selle pärandiga ümber käima, et me oskame laias laastus teha seda, et me võtame kogu sisemuse maha, jätame niisuguse totaka fassaadi, vabandust, kuhugi tänava äärde või siis üks-ühele teeme korda, eks ju. Aga äkki oleks veel mingeid võimalusi, et mulle tundub, eriti nüüdisajal ja eriti meie demograafilises olukorras, kus me tingimata massiliselt ei pea uusi maju ehitama, et äkki see ümberehitamine oleks nagu niisugune teema, mida edasi arendada, tuua sinna rohkem arhitektide tähelepanu, preemiaid, arhitektuurivõistlusi. Et see oleks kuidagi midagi niisugust, kus tõesti selline ruum, mis sätib ennast kuhugi juba olemasolevate kultuurikihtide kõrvale kuidagi hästi seda läbi mõtestades, minu arvates nagu inimesel alati tohutult kõnetav ja põnev. Ja eks seda näitavad laias laastus uuringudki ka, et niisugused nullist üles ehitatud linnaruumid ei kõneta, et ikkagi selline paljusid kultuurikihte ühendav, aga mitte nii-öelda sinna minevikku jääv ruum on see, mis on tegelikult nagu mõnus. Siin on nüüd tõesti nii palju mõtteid, kus siin üleriigilise planeeringuga peale võiks hüpata pardale, aga võib-olla siis praegu tõesti Kaja jätkuks, et selle uue vana kombineerimine, et neid häid näiteid tegelikult järjest rohkem tuleb ka Tallinnas, et see Rotermanni Põhjala, neid leiab veel, et see on ka üks viis tõesti, kuidas seda pärandit hoida, et ei pea tingimata ainult selles olemasolevas kehandis, vaid tõesti ka täiendades uusarhitektuuriga ja juba ta väärtustab seda keskkonda ja tõesti toob ka selliseid majanduslikke hüvesid. Aga mida ma tahtsin ikkagi siin üleriigilise planeeringu esindajana välja tuua, et me oleme tõesti üleriigiliselt neid suuri trende nüüd uurinud, nii rahvastikutrende kui ka kuidas meie asustuse areng on nüüd viimastel aastakümnetel kujunenud ja tegelikult need valusad kohad, et kas me tõesti suudame kõike jätta. Et see tõesti tuleb tõenäoliselt ikkagi lähiaastatel väga suuresti meil debateerimise alla, sest meie numbrid ja andme ja teadmispõhised uuringud näitavad väga selgelt, et me tõesti väheneme, kahaneme, eriti drastiline on see äärealades ja meil toimub tugev linnastumine. Ja see nutikas kooskasutus, mis siin eelnevalt läbi käis, et see on ka tõesti üleriigilise planeeringu üks selliseid keskseid ruumipoliitilisi sõnumeid, kui siis niimoodi erialases keeles rääkida, et me peame järjest rohkem mõtlema, kuidas me saame erinevaid funktsioone koos kasutada, kokku tuua ka nendes ajaloolistes hoonetes, et ka siin võib olla natukene paindlikumalt tulevikus hakata mõtlema. Aga neid mõtteid oli siin hästi palju, et võib-olla... Nii, viimane sõna siia serva, siis vaatame, kas saalis on reaktsioone, ääremärkusi. Ja aitäh. Mina kaldun ka sellesse serva siin vestluses, kes pigem on seda meelt, et sellel hoonel, valdavalt räägime hoonetest, on perspektiivi siis, kui seal on elu sees. Ja selleks, et see elu sinna tuua, peab olema paindlik ja kaasaegne, et tegelikult peab ikkagi vaatama, mis on tänased vajadused ja kuidas need tänased vajadused kohandada sinna keskkonda. Mulle väga meeldib see mõte, et peaks palju julgemini vaatama, kuidas me saame neid täiendada, kuidas järgmistele põlvedele edasi anda pärand, mis on juba mitmekihiline. Seal võib vabalt olla 15. sajandit, 18. sajandit, 21. sajandit ja kõike muud. Nad võivad julgelt olla üksteisest eristatavad, aga nad peavad kokku kõlama. Ja neid näiteid on minu meelest tõepoolest täna juba olemas ju väga-väga palju. Rotermanni kvartalis siin juba mainiti, Ülemiste City, minu meelest on üks täiesti minu jaoks väga sümpaatne näide ka selline täiesti tehnoprojekt nagu Vabaduse väljaku parkla,
mis on nagu väga hea näide sellest, kuidas on võimalik kaitsta seda, mis on kunagi olnud, aga samas anda sellele keskkonnale täiesti uus funktsioon ja uus elu. No nii, vahepeal ajaga käsi palun püsti, kui tahate midagi küsida, sekkuda. Ei? Ma pean ütlema, et mul oli see eriline privileeg näha seda näitust juba. Ja ma ei tea, kas see on nagu filmiga, et ei tohi ära jutustada, mis seal on. Millega see lõpp? Lõppu ei tohi. Jaa, aga mul jäi seal üks aastaarv meelde, see on 1666, kõlab natuke saatanlikult, aga ikkagi. Aga see oli aeg, kui Rootsi kuningriigis otsustati, et peab olema selline muinsuskaitse seadus. Millele ma tahan nüüd viidata on see, et tegelikult see rada, kohati jääb selles diskussioonis mulje, et meil on täiesti uued valikud, enneolematud valikud. Aga meil on ju kogemus. Et kas meil midagi sellest kogemusest ka võtta, sellest pikast loost, sellelt pikalt rajalt, mis me oleme kõndinud muinsuskaitse vallas? Ma hoian seda mikrit ja siis. Muidugi on kogemus ja ma arvan, et see tegelikult kõlab kokku sellega, mis ma tahtsin öelda kommentaariks, et ennem käis mõte läbi, et muinsuskaitsjad on muutunud ajas. Tegelikult on ju kõik ühiskonna liikmed muutunud võrreldes selle 90. aastatega. Ja muinsuskaitse on paindlik sellepärast, et teine osapool on paindlik. Aga sellest 1666. aasta kogemusest, et kui lähete sinna näituse seaduse teksti, te saate kuulata, see on erakordselt kaasaegne seadus. Tegelikult me võiksime selle sama seadusega edasi töötada, mitte midagi ei juhtu. Et seal on üks oluline aspekt on see, et karistus seaduse mittetäitmise eest on kuninglik ebasoosing. Ja kui te mõtlete seda, siis see sisuliselt võiks tähendada nagu ühiskondlik hukkamõist kõlab väga karmilt, on ju, et see kõlab nagu karuteene auhind või midagi taolist. No see karuteene auhind on, ütleme ka niimoodi, et seal peab ka nagu hellalt käima ümber sellega, aga see ebasoosing, see tähendab seda, et teised ei kiida heaks seda, mida sa teed. Ja toona see kuninglik ebasoosing võis tähendada seda, et sa jääd ilma tiitlitest, ametikohtadest, kõikidest muudest asjadest, eks ju, kui see aadelkonda puudutab. Aga üldiselt see niisugune arusaam ja mõistmine ja siis samal ajal ka hukkamõist, kui sa teed midagi valesti, sellepärast, et pärandi eriline asi on see, et meil on Eesti riigis eriti, meil on uskumatult palju pärandit on, eks ju, eraomanike käes. Ja eraomanikul on omandi üle õigus, aga omanik peab ka teadma seda, et ta on tegelikult nagu ajutine haldaja sellele. Et sellel on palju pikem lugu, et seda peaks hoidma tulevastele põlvedele, pluss veel see, et see on tegelikult meie kõigi, see on ka kaasaegsete jaoks väärtus. Et see, mismoodi sina oma objekti hoiad, see mõjutab meid kõiki ja meie teadmisi ajaloost. Kes veel ajaloost? Oskaks midagi nimetada, mis veel võtta? Tegelikult ega ma päris sinna ajalukku ei läheks nii täpselt nagu Riin oskab seda teha või Anneli oskab seda teha. Ma loodan, et Anneli pärast midagi ütleb ka. Aga ma lihtsalt tahaks oma tunnet jagada, et mis me võiksime ajaloost võib-olla tänapäeva kaasa võtta. Keegi minust palju nutikam ja targem inimene on öelnud, et väga palju pärandit on säilinud meie keskkonnas ja meie jaoks tänu sellele, et me olime kunagi nii vaesed. Et vaesus on aidanud säilitada. Vaesus omakorda tähendab mingit teatud nagu rahuseisundit minu jaoks, selles mõttes, et kui sa oled vaene, sa siis laamendada. Et ei ole nii, et raha tuli enne koju ja siis tuli tarkus järele, eks ole. Et meil pole seda privileegi olnud, mis on ühest küljest võib-olla kurb, aga teisest küljest, mis puudutab pärandit, suurepärane võimalus meile. Meil on just tänu sellele, et meil on olnud võimalik rahulikult tegutsedes säilitada niivõrd palju mis meil täna olemas on just sellisel autentsel kujul, mida teistes riikides ei ole. Et me oleme selles mõttes väga-väga erilises olukorras, et meil on see rahu võimalus olnud mõtestada, mõelda, mitte teha ja puutuda siis, kui meil on võib-olla tekkinud esimesed vahendid, vaid teha seda siis, kui meil on tulnud kas mõni nutikam tehnoloogia, mõni nutikam mõte või teadmine, kuidas oma asjadega ümber käia. Nii et mina võtaks sellise rahuliku ja mitte laamendava mõtteviisi sealt ajaloost kaasa. Nii, palun.
Nii, aga anname mikrofoni ka siis siit näiteks. Ülo Puustak, kutseline muinsuskaitsja Erus. Tähendab, ma üldiselt ütlen, et see jutt, mis siin täna selle eesseisuse, võime seda nimetada nii, arvamuses nagu kõlas, see on väga tore, huvitav. Ja ma pean ütlema, et umbes samasugust juttu ma mäletan 50 aastat tagasi. 1970. aastatest, kus siis oli tolleaegne restaureerimisvalitsus, kus oli uurimisprojekteerimisosakond keskelt läbi 150 inimesega ja need diskussioonid, need olid võrdlemisi tihti. Arutati seda sama asja, eks ole, et Tallinna vanalinnast kaovad elanikud ära. Arutati seda, et mida teha nende hoonetega, mis on nagu unarusse jäetud või maha jäetud. Raha ei ole eriti palju ja nõnda edasi. Nii et need on väga tuttavad teemad ja tõesti läbi 50 aasta on need ilmselt väga aktuaalsed. Ma tahaksin nagu üldiselt üksikule praegu tulla ja tarkade nõukogu küsitleda sellel teemal, et miks nüüd see kõige tähtsam asi on meil renoveerimine, see termin ja see tegevus. Ma võin teile öelda, et ma mäletan seda aega, mis oli selle ülemineku ajal ja kus kohalt see termin kasutusele võeti, olgugi, et see on iidamast juba, eks ole, Heera tempel Olümposel, mis 6.–7. sajandil enne Kristust ehitati, siis 7 sajandit hiljem juba oli veel alles üks tammepuust piilar. Teised olid kõik juba vahetatud kivikonstruktsioonide vastu ära. Vaat see oli siis see renoveerimine. Eestis on kõige tuttavamad kohad, kui me lähme, eks ole, Kinga tänava, Pikale tänavale, siis mõlemad nurgapealsed hooned, sealt ülevalt vaatate üles, seal on nagu vapimoodi kujundid, kus on tsirkel ja aastaarvud peal 1920 aastast ja nimetähed EK, Ernst Küünert, kes siis renoveeris ja see all on tekst renovatum. Nii, aga Eestisse tõi selle termini mitte seltskond, kes mälestistega on tegelenud või tegeles, vaid Rahandusministeerium. Ma tean väga hästi, kuna sai tookord Rahandusministeeriumi ikka, nagu praegugi ilmselt, nende osakondadega koostööd teha ja seda raha välja nagu nuruda. Ja siis oli sedasi, et sinna olid tulnud tööle, ma nimesid ei nimeta, aga paar tütarlast, kes olid lõpetanud Budapestis Euroülikooli. Ja kuskile neile jäi see termin nagu meelde. Ja siis nendes dokumentides, mida siis väljastas Rahandusministeerium, rahataotluse tabelid, eks ole, peal oli see sedasi, et üks artikkel oli siis kapitaalehitus, kuhu siis kõik ministeeriumid ja ametid pidid panema kirja, mida nad kapitaalehituseks taotlevad ja teine oligi siis renoveerimine. Ja sealt läks see asi lendu. Tegelikult ma ei tea praegu, mismoodi ma olen kaua aega siiski ära olnud, 13 aastat tegev muinsuskaitsja ajast, et kas on siis kuskil rahvusvahelist dokumente ka, kes neid termineid on siis sedasi nüüd kinnitanud meile, et renoveerimine, see on, ma lugesin eelmise aasta
muinsuskaitse aasta raamatus, seal on see lausa mustvalgel ära toodud. Kõige peamine, eks ole, kõige tähtsam on renoveerimine, sinna alla kuulub siis restaureerimine, konserveerimine, rekonstrueerimine, ka uuendamine, mis tegelikult eesti keeles ongi see samane renoveerimine. Meie Eesti praegu kehtivas muinsuskaitse seaduses renoveerimise terminit ma ei leia. Vast on ehitusseadustikus see kuskil olemas, aga me räägime mälestistest. Ma ühe niisuguse repliigi veel ütlen ära, et siin ka kõlas veidi muinsuskaitse all olev objekt. 5 sõnas, mõni on ka liitsõna, aga seda saab ühe sõnaga öelda, mis on seadus, see on mälestis. Et sellised asjad. Nüüd nii palju ma tahaksin öelda, kas ma liiga pikalt räägin või? No pisut aeg jah, sunnib aeg takka. läheb, jah. Ma ainult nii palju tahaksin öelda veel, et neid terminid on õige mitu veel peale selle, mis on nüüd praegu kasutusel olnud, eks ole, see renoveerimine, restaureerimine, konserveerimine, revitaliseerimine, regenereerimine, saneerimine ja nõnda edasi. Nii et selle üle nagu ma ei tea, kas siin nüüd avada diskussiooni või targalt oskavad öelda. Aitäh! Terminoloogiline udu või mis? Ma võin, tegelikult Ülo tõstatas väga olulise küsimuse, kui me räägime koostööst teiste valdkondadega, siis me oleme niisuguses imelikus olukorras, kus tõesti muinsuskaitse seaduses on sõnad restaureerimine ja konserveerimine, aga kõik projektid, mis tehakse, peavad alluma ka ehitusseadustikule. Ehitusseadustikus on sõna konserveerimine, käib ainult kaevude konserveerimise kohta. Restaureerimist ei tunne seal üldse ja seal on renoveerimine ja restaureerimine, ehitamine ja remont, eks ju. Muinsuskaitseseadus on ka remont. Et see on niisugune kummaline olukord, et kui me tahame tõesti teha teiste valdkondadega koostööd, siis me peaksime, mina leian, et ehitusseadustik võiks võtta muinsuskaitse terminoloogia üle loomulikult. Väike kommentaar sellele. No vot, see on koht, kus ma saan oma juristi asju siin sättida. Tegelikult on nüüd niimoodi, et ma olen põhimõtteliselt ikkagi tänulik Ülole, et see teemaks tuli ja Riinule ka selle kommentaari eest jutt kõik õige. Et tegelikult, kui me tahame, et asi oleks korrektne, siis ta peakski olema sätitud nii, et erinevate süsteemide ja valdkondade nagu seadused on nagu ikkagi enam-vähem ühtemoodi mõistetavad. Küll aga juristina, ja see on ka meie õiguskantsleri seisukoht, interpreteerige, kui muidu ei saa. Et ilmtingimata ei pea võtma seda pikka seaduse muutmise teed ette, sest need teed on tõesti pikad, paratamatult võtab aega. Saame üle sellest, et nad on erinevad, üritame siis mõista ja selgitada ja rakendada neid vähemalt selliselt, et kõik oleksid rahul. Siin oli enne oli juba viide ühele paradoksile, sellele vaesusele, mille tõttu on siis meil keskaegne Tallinn või keskkonnaline arhitektuur võib öelda, eks jah. Siis oli meil jutt viide Nõukogude ajale ja kuna ma praegu just kirjutan Eesti Ringhäälingu ajalugu, järgmine aasta 100 aastat, siis seal on üks hästi huvitav periood, kus eestlased hakkavad tegema seda lääne popmuusikat või juba 60-ndatel, 70-ndatel. Ja minu jaoks on siin heiastub see paralleel muinsuskaitsega. Et Eestis tehti mingit oma asja, hoolimata sellest, igasugused hullused on, teeme mingi kiirtee, raiume otse läbi vanalinna või midagi taolist. Et see niisugune, seesama elu, mis oli kultuuris, teeme lääne kultuuri Nõukogude keskvõimu all. Et seesama periood on olnud ka muinsuskaitses, kuidas teile tundub? No kindlasti on, et see, mida 60-ndatel hakati tegema ja sealt edasi ka, et eks ta sünnib mingis mõttes ju reaktsioonina ka sellele uuele arengule, modernismile, aga ka soovile siis tõesti oma identiteediga tegeleda ja hoida neid väärtusi, mis tundus, et selle liikiire Nõukogude arenguga, aga mitte ainult Nõukogude, eks, et see on tegelikult palju laiem protsess ka mujal ju, et pesuveega laps ka välja ei saaks visatud. Et selles mõttes see paralleel on jah, võib-olla mitte nii otsene, aga kindlasti see on aeg, kus tõesti selle
pärandiga hakatakse rohkem tegelema ja hakatakse väga teadlikult ka tegelema. Ja noh, sinna juurde muidugi ka see, et on päris mitu väga karismaatilist isikut, kes seda teevad ja kes neid suhtumisi ka toonases ühiskonnas ikkagi suutsid väga palju mõjutada. Ma kogu aeg sekkun, ma ei tea, vabandust, kui hakkab ära tüütama, aga minu meelest täiesti otsene paralleel. Ma olin ikkagi 80ndate alguses täielik põnn, eks ole, ma 75 sündinud, 80, kujutate ise ette, 5, 6, 7 on ju. Ja minu jaoks kogu kodulinna liikumine, mida ma nägin telekast, mustvalgest, siuksest väiksest kuubikust, imelikust sahisevast pildist, nad olid ikka täielikud rockstaarid. Et ma ei tea, ma mõtlen selle peale ja mulle tuleb selle väikese lapse niisugune emotsioon nagu meelde ja mul tuleb kananahk tuleb ihule. Sest nad tõesti, nad tegid midagi sellist, nad julgesid teha midagi sellist, mis ei olnud üldse nagu tavapärane ja harjunud pilk. Seda näidati telekas. Tiina Mägi, siiamaani ma mõtlen, kuidas see võimalik on ja nad on tänase päevani, eks ole, terav ja täpselt samasugune, nagu ta oli 80ndate alguses, Boris on seal taga. Eks ole, tõelised rockstaarid minu jaoks, et minu meelest see paralleel oli väga kohane. Kuidas siis praeguse rockstaaridega on? Kes julgeb vastata? Praeguse rockstaarid meil oli nädal tagasi Muinsuskaitseametis oli pärandivaderite siis tunnustusüritus ja ütleme niimoodi, et need koduline liikumised, see oli mitmes erinevas Eesti linnas ja meil olid niimoodi üksikud juhid, aga nüüd pärandivaderitega oleme saavutanud olukorra, kus meil on natuke tagasi seda niisugust vabariigiaegset muinsuskaitse mõtet. Kui muinsuskaitse ei saanud ise hakkama, siis kirjutati seaduses sisse usaldusisikud, kes aitasid korraldada siis vabatahtlikku muinsuskaitset ja need olid valdavalt kooliõpetajad. Ja praegult me oleme jälle ringiga jõudnud sinna, et meil on nende pärandivaderite juhendajatena, meil on tohutu abivägi siis nende kooliõpetajate näol, kes kaasavad oma õpilasi siis erinevatele töödele, et väiksed riisuvad, aga suuremad teevad juba nagu märksa asjalikumaid töid, et see võiks küll olla. Jah, täpselt. Riinuga olime samal üritusel, mul oli võimalik nendele õpetajatele ja Riinule ja pärandivaderite eestvedajale suur aitäh öelda, mis mind kõige rohkem hämmastas seal juures. Et see ei ole selline, et õpetaja ja siis üksikud 1, 2, 3 õpilast, kes on ka võib-olla ajaloos viielised, eks ole, et nemad lähevad siis teevad asja. Saaremaal 300 õpilast. Päriselt. See ei ole lihtsalt 3 riisume parki, eks ole, et te kujutate ette, mida on võimalik teha ära 300 korda 2 600 käega. See on lihtsalt massiivne. Ja ma ei tea, kui keegi meid vaatab seal teisel pool juhtmeid või siin saalis on inimesi, kes võiksid viia oma vanale ajalooõpetajale selle mõtte pähe panna või ühiskonna kodaniku, kusjuures neid õpetajaid on tegelikult absoluutselt erinevatel elualadel, kes veavad neid noori sinna pärandi juurde. Ja nad on ülitänulikud muidugi need noored ka, siis viige see mõtte oma õpetajale, ma võin anda kontakti. Ja ma tahtsin siit täiendada, et see järelkasvu kasvatamine on ju väga teadlik tegevus, et üks aspekt on tänada oma õpetajad, teine aspekt on mõelda, et kes on minu järglased ja võib-olla lihtsalt väike isiklik lugu, et kui oli siin sellest ajaloost juttu, siis ma olen lõputult tänulik isiklikult Trivimi Vellistele, kui ma olin noor muuseumijuht äsja saanud muuseumijuhis 24-5-aastane, siis oli Trivimi tuli meie muuseumi tiimi juurde, me olime kõik noored ja ütles, et kuulge, et Pagari tänava muuseum tuleb rajada. Ta uskus meisse, ta teadis, et temal on idee, aga tal on vaja noori inimesi, kes selle teostaksid. Algusest lõpuni uskus minusse ja meie tiimi, et ma olen südamest tänulik temale siiamaani ja ma arvan, et kõik noored, kes pärandiga tegelevad nii-öelda natuke professionaalsemad või kes tegelikult, me tegeleme ju kõik kaudselt pärand, kõik inimesed tegelevad kaudselt pärandiga, aga kõik inimesed vajavad tegelikult seda inimest, kes neisse usuks, et meid ei mõtleks, et noored ei hooli ja neil ei lähe see nagu nii korda ja mida nemad ka sellest ajaloost on ju teavad. Vastupidi, me usume, et nemad ongi kõige pädevamad ütlema, et kuidas ja kas ja mida hoida. Nii, kuidas siit poolt tundub? Kuidas olete rahva niisugust algatust, altpoolt tulevat algatust tundnud või näinud? Mina küll olen.
kuna RMK-l on väga palju kultuuripärandit mööda Eestit laiali erinevates kohtades, sageli ka sellistes kohtades, kus meil endal võib-olla isegi veel puudub teadmine, et see seal on. Aga suuremad objektid on ikkagi silmaga näha ja käega katsuda, siis kohalik kogukond on see, kes muudkui aga surgib tagant, et see on meie kultuur, see on meie identiteet, see küün on väga oluline, me ei saa ilma selleta elada, tehke korda. Siin hiljuti oli meil üks pikem diskussioon Saarnaki laiul oleva rehielamu teemal, mis ka seal kohalikele inimestele väga oluline ja päriselt ma usun, see ongi nende identiteet, see laidude elu ja see pärand, mis seal on. Paraku see rihielamu või nii palju, kui sellest alles oli, kuulus RMK-le, mis on lahendus, tehke korda. Paraku peab tõdema, et selle hinnalipik oli 300 000 eurot ja siis tekib küsimus, et kas see on see koht, kuhu riik tegelikult peaks raha panema. Ühele laiule, millele tegelikult ligi ei pääse, et lihtsalt seal laiu peal on üks korda tehtud rehielamu. Aga lahendus on see, et kuna kogukonnal oli väga suur soov, et see elu sinna tuleks, et see asi korda saaks, siis kompromiss oli see, et täna omab seda laidu ja seda rahielamut Hiiumaa vald. Ja plaan ongi selline, et kogukonna toel see asi tehakse seal sellisesse vormi, et seda on võimalik näidata ka tulevastele põlvedele, sinna on võimalik ja põhjus turiste tuua. Ja see, kuidas see kõik toimuma hakkab, on kohalikku elu korraldada ja ma arvan, et see on nagu väga hea lahendus tegelikult. Et siin ei pea alati riik olema või üksik isik see, kes mingit asja teeb korda ja hoiab seda, vaid just nagu kogukonna toel võiks neid asju teha. Ja lõpuks see lõpeb sellega, nagu ma vist õigesti mäletan, et seal on korraldatud ka üks mingi Balti või Põhjamaade peaministrite kohtumine lausa selles samas hoones, millest jutt käib või kuskil, võib-olla võin eksida, aga umbes selline. See kohtumine toimub sel juhul umbes 10, 15 või 25 aasta pärast. Just nii kaua aega tagasi, jah. Ma võib-olla nagu jälle laiendaks sellise, eks arhitektidel on alati siuke otsingulise positsioon kuidagi. Et mõelda siit edasi, et jah, et üks on nagu see objektide teema, aga uuesti selle filosoofilise küsimuse juurde, et mida me kaitseme, et kas me äkki ka kaitseme ka mingeid igapäeva praktikaid või mida objekte, mis ei ole niivõrd, ütleme silmapaistvad, seremoniaalsed, kuur arusaadavalt, eks ju, seremoniaalne tingimata ei ole. Aga võib-olla ka see siuke majamuuseumite või sünnikohtadega üks siuke näide oli meil Muinsuskaitse nõukogus, et kui justkui nagu me ei saa nagu öelda, et sellel objektil on mingisugune eriline arhitektuurne väärtus või tal on mingisugune eriline ütleme, materiaalne väärtus, aga et ütleme, et seal on võib-olla sündinud mõni silmapaistev inimene või et millistest keskkondadest siis need meie silmapaistvad inimesed on tulnud ja ikkagi nagu see igapäeva praktikate või mingite niisuguste natukene nagu veel mõelda või spekuleerida või laiendada nagu seda kaitse mõistet. Et ma lihtsalt lähtun nagu sellest küsimusest, et mis need tänapäeva muinsuskaitse siuksed kangelased siis on. Et võib-olla vaadates just ka noori arhitekte, et mis neile nagu huvi pakuvad või milliseid ruume nad armastavad nagu kirjeldada ja kaardistada, et need ei ole nagu tingimata sellised silma torkava väärtusega, vaid seal on pigem just mingid sellised praktikate väärtused, et see on ka päris huvitav ja lai teema iseenesest. Ma lisaksin siia juurde lihtsalt kiiresti veel nii palju, et mitte kõik need pärandkultuuriobjektid ei ole mälestised. Et väga palju on ka muud liiki objekte, sest lisaks Muinsuskaitseametil on ka Keskkonnaamet, kes tegeleb maastiku kaitsmisega ja kui seal maastiku peal asub üks küün keset lagedat välja, mis on sinna ehitatud lihtsalt 100 aastat tagasi, siis ka see on objekt, mida me peame säilitama.
hoolimata selles, kas seda kasutatakse päriselt või ei kasutata, aga ta on osa sellest maastikust tänaseks juba. Mul tekkis lihtsalt, seal on küsimus, kuulge, kasutame ära selle võimaluse. Jaa. Kas mikro? Aitäh. Ma ei küsi, ma ainult kommenteerin paar märkust siia juurde, mida ma olen siin kõrvalt kuulanud, mis väga põnev on, aga võib-olla see lisamõte, et hetkel vabandust, et ma ei ole ennast tutvustanud, Mari Nõmmela, et kogu selle muinsuskaitsega kaasnevad veel muud valdkonnad, pärandmaastikud, kultuurmaastikud, kultuuripärandiga maastikud, muinsuskaitsealad, miljööalad. Nii et kui siin jutt keeleb praegu ainult suuremas osas arheoloogiliste, arhitektuurimälestiste, ehitismälestiste, kinnismälestiste ümber, siis on seda teemat saab tunduvalt laiemalt võtta ja erinevate valdkondade inimesed ja spetsialistid käsitavad ka tunduvalt laiemalt kui muinsuskaitsjad, looduskaitsjad näiteks, Keskkonnaamet. Et see on nii läbi põimunud valdkond, lai teemade ringkond, et siia oleks võinud kutsuda veel teiste erialade inimesi, keskkonnapoliitikuid. Ja teiseks, mis ma selle esimese mõtte nüüd nagu lõpetan, aga teine moment, et muinsuskaitse mõtte arengulugu on ju näidanud ajaloolises lõikes, et muinsuskaitse on alati vastuolus ühiskonnas olevate majanduslike võimalustega, teguritega. Ja selles peitub igavene konflikt tegelikult. Ja nii, nagu seda konflikti lahendatakse ühes või teises riigis, erinevatel aegadel, poliitiliste kordade poolt, ühiskonna, inimeste poolt, nii ka see muinsuskaitse liikumine realiseerub ja areneb, kohaneb. Ka kohandub, oleks õigem sõna. Nii et selles mõttes seda konflikti võiks ja tegelikult ka aitab lahendada väärtushinnangud, väärtuse süsteem ja kas see siis algab juba iga inimese tasandilt, perekonnast, kodust, koolist, ametkondade, kogukondade tasandilt ja ühiskonna poliitikuteni välja. Ja ma julgen arvata, et Eesti riigis ka praegu on see muinsuskaitselise mõtte arengu konflikt täiesti olemas. Oleneb seda, kuidas me sellele läheneme ja kuidas me seda lahendame. Ja see konflikt tegelikult ongi nii. Ja sellest tuleneb ka muinsuskaitse tulevik. Et minu arust see on mõtlemisaine, aga nii ongi. Ja selles mõttes ma täiesti nõustun Ülo Puustakuga, kes ütles, et jah, 40 aastat tagasi me täpselt samuti rääkisime. Rääkisid ainult teised inimesed, teiste põlvkondade esindajad siin. On ju nii? Igavene teema. Aitäh. Kas keegi soovib kommenteerida? Ma võib-olla tooks ühe paralleeli lihtsalt kõrvale, et kui räägite 40 aastat tagasi, siis räägitakse ilmselt ka 40 aasta pärast seda ja veel loodetavasti ka 400 aasta pärast veel nendel samadel teemadel, et kuidas seda pärandit kaitsta või kuidas nende probleemidega tegeleda, mille ees me täna seisame. Ja see paralleel, mille ma tahtsin tuua, selline pool naljakas, et umbes 100 aastat tagasi tulid kokku suurte linnade juhid ja arutasid, et milline on lahendus keskkonnareostuse vähendamiseks linnades, kus inimesi veeti hobuste ja kaarikutega. Ja leiti, et lahendus selleks on sisepõlemismootoriga autod, sest et need ei jäta neid asju sinna tee peale pärast, et linn on märksa puhtam pärast. Täna räägitakse samal teemal, otsitakse uut lahendust, et mis on see pääsetee. Ja väike kommentaar lihtsalt, et minu meelest olulised küsimused ongi igavesed. Nii et nagu
kaaskõneleja ütles, ma arvan, et 40 aasta pärast või 50 aasta pärast räägivadki teised näod täpselt samadel küsimustel siin ruumis või mõnes teises ruumis. Mis ma tahtsin veel öelda, see on tõsi, et need kokkupuutepunkte on väga palju ja muinsuskaitse on kahjuks selline või õnneks, vastupidi, tegelikult õnneks, selline distsipliin, kus arvata oskab peaaegu igaüks midagi, sest kõigil on oma kokkupuude. Ma ei mäleta, kes eelkõnelejatest ütles just, et tegelikult me viisil või teisel tegeleme ju kõik iga päev pärandiga. Me lihtsalt ei teadvusta või ei sõnasta teda selliselt. Meil kodus on vanad fotod, ma ei tea, mul vanaema kudus sokid, ma ise teen seda. See on kõik ju mingil hetkel, eks ole, mingil viisil on ta kellelegi oluline, võib-olla mitte küll ühiskondlikult, aga isiklikus plaanis kindlasti. Nii et selles mõttes see pärandiga tegelemine on väga ühest küljest tänuväärne ja huvitav, aga teatud mõttes ka keeruline, seepärast, et kõigil on oma arvamus ja need arvamused võivad olla täpselt seinast seina, eks ole. Et nagu mina siin räägin oma nendest pealikest, siis Riin ütleb, et UNESCO mõtleb nii ja see ongi okei ja me peamegi seda dialoogi pidama ja minu meelest me saame sellest koera sabast üle sellega, nagu meie president on öelnud, et tuleb osata viisakalt eriarvamusele jääda ja põhjendada oma väiteid ja niimoodi ükskõik kas ametite vahel asju ajades või kuskil ringides dialoogi pidades. Nii et mina näen küll tulevikku väga helgena. Minu arvates see mõte sellest, et majanduslik kasu ja väärtused või muinsuskaitse väärtused on mingi kaks erinevat asja. Minu arust on nagu erakordselt ebaviljakas viis mõtlemiseks. Kui me mõtleme nagu selle peale, et kui palju maja maksab mingisuguse hoone rekonstrueerimine ruutmeetri kohta versus see, kui palju maksab uue hoone ehitamine, siis rekonstrueerida on reeglina tublisti odavam. Kui me mõtleme selle peale, mis on ruumi kvaliteedi kriteeriumid, näiteks rahvusvahelises Davosi süsteemis, siis seal on niisugused kriteeriumid nagu kohatunnetus ja kontekst, mis on otseselt pärandiga seotud, pärand panustab sinna tohutult. Londoni majanduskoolil on üks värske uuring, kus nad võtavad need 8 kvaliteedi kriteeriumit ette ja vaatavad, et kas nende jälgimine on arendajale kasulik või kahjulik majanduslikus mõttes siis. Ja seda üllatust selgub, et tegelikult on kasulik. Investeeringu tasuvus on oluliselt kõrgem. Et ma arvan, et see taustsüsteem on nagu hästi oluline, kus me asju vaatame ja ma arvan, et me tõesti jääme nagu sellesse nõiaringi, kui me oleme sellistes vastandustes pidevalt kinni. Jah. Aha. Võib-olla seal saalis oli ja kommentaari peale ütleks ka nii palju, et need samad muud kihistused, mis on selle pärandiga seotud, et need samad väärtuslikud maastikud ja asustusstruktuur ja neid tegelikult on toodud ju välja ka maakonna planeeringutes ja nüüd ka ÜRPi raames, eks ole, seda on laiemalt, nii et ega nad ei ole päris laualt õnneks maha kukkunud, eks ole, lihtsalt võib-olla see on osutunud päris keeruliseks, et kuidas neid hoida ja kaitsta. Et ei ole nii rangelt reguleeritud, et mida ja kuidas võiks teha, et lihtsalt võib-olla see on nagu see nõrk koht nende teiste pärandiliikide kaitsel. Ja mis puudutab seda pärandkultuuri, neid objekte, mida siin eelkõnelejad on ka välja toonud, et siis neid on tõesti ka ju 10 000, kui ma õigesti tean, üle vist 30 000 ja osad nendest ei ole säilunud, osad on säilunud, eks ole, ja need on siis Maa- ja Ruumiameti kaardi kihil vastaval ka kenasti olemas, et tegelikult päris huvitav uurimine, et keda see teema huvitada võiks. Ma lihtsalt kommentaariks ütlen, et eks neid kaitstakse ikka neid maastikke ja selleks on ju meil rahvuspargid, selleks on maastikukaitsealad oma kaitse-eeskirjadega, et eks see ongi see viis, kuidas neid väärtusi kaitsta. Vabandust, et loomulikult läbi looduskaitse ja igasuguste erinevate viiside seda teha saab, aga just pean silmas neid maakonna planeeringutest toodud väärtuslikke maastikke, mis on tõesti need nagu kultuuriloolised asusstruktuuri puudutavad ja ka looduskeskkonnaga seotud, mis ei ole ütleme otseselt kaitse all, et nendega on need erinevates maakonna planeeringutes need nõuded võib-olla
ebaühtlased ja lihtsalt sellest tulenevalt sinna ehitussurve ikkagi teatud piirkondades on, mis võib neile nagu mitte positiivselt mõjuda pikas perspektiivis. Ma siis kohe kommenteerin vastu. Me saime selle mikrofoni siia otsa, nüüd me saame siin pendeldada sellega. Et kui jälle hakata mõtlema selle peale, et võtame mõne rahvuspargi näiteks, kus on ehitamine keelatud lausa väga paljudes kohtades, et kui me mõtleme selle peale, et 100 aastat tagasi, kas siis ka oleks olnud see hinnang sama, et me ei ehita siia mitte kunagi mitte midagi, et tõenäoliselt ikkagi kaluriküladesse või mere äärde oleksid ikka mingid paadikuurid ja mingid elamised tulnud, mis täna on välistatud. Eks need tingimused on ka oluliselt muutunud, et maastik on rohkem täis ehitatud, rahvastiku tihedus on palju suurem, et me ei saa nagu päris sama hästi neid võrrelda. Ja ma tahaksin nendele pärandmaastikele veel lisaks tuua, aga tegelikult kui tohutult hariduslik on see, et kui sa sõidad mööda maanteed ja siis sa näed kõiki need pruuni silte, mis näitavad kellegi kodukohta, sest need ei pruugi olla kaitse all, aga see toidab meie teadvust. Me hakkame mõtlema, et kes see Gustav Wolf võis siin on, et niisugused huvitavad nimed ja ma arvan, et päris paljud inimesed nagu orienteeruvad selle järgi. Ja kindlasti maastikus jälle ei ole kaitse teema, aga identiteedi teema on kihelkonna sildid, mis pandi Eesti Rahva Muuseumi 100. aastapäevaks. Et need on tegelikult ainsad sildid, mis meid tõeliselt geograafiliselt aitavad, sest et seda, kus hakkab Paide linn või Pärnu linn sildi järgi vaadata, ajab hulluks natukene, aga kihelkonna sildi järgi me saame ennast paika sättida. Tahtsin lihtsalt täiendada, et antropoloogina ma ka mõistan seda, olen nõus ka ajaga, et see majandusliku ja pärandi vastandumine ei ole nii-öelda mõtlemine, mis meid nagu ühiskonnas edasi viib, aga inimesel on teatud hulk raha ja kui tal on nagu soodsam ehitada uus kui vana renoveerida, siis paratamatult me peame proovima teda ka mõista. Tema ei mõtle võib-olla pika perspektiivi peale, et võib-olla isegi ei lammuta seda vana ära, lammutamises kulub ka energiat. Tema ei vastuta selle eest, et need ehitusmaterjalid on toodud üle lahe kuskilt kaugelt ja selleks on kulunud ka energiat. Tema vaatab seda summat, mis tal rahakotis on. Ja ma siin ikkagi tooks jälle esile selle, et ma arvan, siin ringis me mõtleme suurelt, meil on suur, me olemegi selles kohas, kus meil on võimalus mõelda suurelt ja me peamegi seda tegema ja siin ma arvan, me kõik nõustume üksteisega. Aga meie kohalikud omavalitsused täna jäävad ju, inimesed aina lahkuvad maapiirkondadest, kohalikes omavalitsustes ei ole seda kompetentsi, mida oleks seal vaja ja tõenäoliselt ka tulevikus ei tule. Mina ütleks ikkagi, et meie haldusreform selles mõttes on jäänud poolikuks ja sellist nagu mõtlemist, mida me vajaksime, mis me täna siin laua taga on olemas, just selle majandusliku versus pärandtelje peal, meil sellist kompetentsi ei jagu üle Eesti ja tegelikult et mitte lihtsalt neid probleeme nagu maha salata, et praegu jääb nagu mulje, et kõik on ju hästi, et meil on päris suured probleemid, just kui me läheme Tallinnast ja Tartust välja, millele me peame otsa vaatama ja appi minema ja siinkohal võib-olla ongi hea minu poolt lõpetada selle lausega, et kui me ütleme riik, me ei saa rääkida ainult ministeeriumitest. Riik on kohalikud omavalitsused ja me peame mõtlema, kuidas ja mis viise pidi neid aidata. Vist on, jah, nii, kuskil päris tagapool, katsume mikrofoni sinna läkitada, aitäh. Tere, võtsin, ma olen tasa, aga suur aitäh, väga suurepärane paneel, et mina olen Ave Paulus, ma tulin just Mondjakult UNESCO säästva arengu konverentsilt, kus üle maailma kultuuriministeeriumid olid koos, kultuuriministrid just allkirjastasid Barcelona deklaratsiooni, mis räägib kultuuri rollist ja olulisusest kliimamuutustes ja muutuvas maailmas ja võtab soovitusena selle, et kultuur peab olema üks eraldi eesmärke, sellepärast, et kultuur ei ole mitte ainult kultuuripärand, ei ole mitte ainult see, mida me kaitsma peame, vaid see, mis oma olemuselt on tulevikku vaatav ja hoidev ja säästev oma olemise ja mudelilt. Et kui me räägime sellest, et kas see on pikk perspektiiv, iga uus maja on halb perspektiiv. Iga olemasolev maja
on pikk perspektiiv globaalses mõõtmes. 2024 me ületasime 1,5 kraadi. See tähendab seda, et need mehhanismid, mis meil kohanemiseks olid planeeritud eelmise kliimaraporti kontekstis enam ei kehti, et me peame mitte mõtlema seda, et mida me säästame, vaid säästma võimalikult palju. Sellepärast, et maailmas praegu kultuuriline mitmekesisus, kultuuripärand hävineb täpselt sama drastilisel määral nagu bioloogiline mitmekesisus. Et see on see kontekst, mis meil on globaalne kontekst. Kui me räägime praegu, et meil on majad, mis on tühjad, toimub ränne. Inimestel ei ole enam kohta, kus olla. Tuvalu on tõenäoliselt väga lühikese perspektiivi küsimus, et seda kultuurikihti enam, kultuurikildu enam ei ole. Ja selles mõttes, et tasub mõelda ja hoida iga kultuurikildu. Teiseks, kuna ma olen pikalt töötanud rahvuspargis ja seal on taluarhitektuur ja asustusstruktuur kaitse all, et siis päris keeldu ei ole, et see kõik sõltub asusstruktuurist ja et see on üsna täpselt näiteks Lahemaa rahvuspargis reglementeeritud, et lauskeeldu ei ole. Jah, aitäh. Ja üks detail veel. Eilne rockstar oli Läti kultuuriministeerium ja et Läti kultuuriminister, et oli Mondiakult tõeline rockstar, nii et neid meil on siin ka Baltikumis. Ma pidasin rahvuspargi all ja ehituskeelu all silmas just neid alasid, kus täna hoonestus puudub. Mitte neid külasid ja neid. Nii. Ma tahaks küsida, kuigi siin selle üle võib arutleda, kes või mis on riik, aga küsida nõnda, et kuidas teile tundub erasektorist ja aktivistidest ja staaridest me oleme rääkinud, aga kuidas praeguses seisus, milles Eesti on, kas riik on hea omanik, pärandi omanik? Viimased laused. Jah, äkki teiselt poolt alustama. Mitte alati. Ma olen väga seda meelt, et riik ei ole alati kõige parem omanik ja just nimelt sellepärast, et riigil on väga suured väljakutsed väga erinevates kohtades. Ma ei hakka rääkima kaitsekuludest ja kõigest muust, aga raha kulub väga mitmesse kohta. Ja me lihtsalt riigina ei jõua kõikide objektide eest võib-olla nii palju hoolt kanda täna, kui me peaksime tegema sinna investeeringuid. Samas ma olen nõus eeskõnelejatega, et nagu ühte patta panna majanduslikku huvi ja muinsuse kaitset või pärandi kaitset päris õige ei ole, sest ega raha ei ole maailmast otsa saanud. Lihtsalt ma olen seda meelt, et iga objekti omanik, iga objekt, mis täna riigile kuulub, ei pea olema riik omanik. Või siis tuleks kaasata sinna erakapitali, sest et kui on huvi, siis leitakse see raha, leitakse funktsioon ja nendele objektidele tuleb elu sisse. Ma olen nõus eelkõneleja argumentatsiooni, aga mitte järeldusega, et ma arvan, et riik on hea omanik. See, mis tal käes on, ma arvan, ta hooldab ja hoiab seda päris hästi, aga kui on vaja kapit, seda teeb seda teadlikult. Aga selle poolega ma olen tõesti nõus, et hoida midagi lihtsalt hoidmise pärast, et seda Eesti riik ei ole piisavalt rikas. Et seda teha tõenäoliselt ei suuda ja minu arust on sellisel olukorras mõistlikum leida keegi, kes suudab nendele kinnisvaradele väärtuse, sisu ja tegevuse anda. Et öelda, et riik on sellepärast halba omanik, et kui ta kuskil mõne ilusa väärtusliku hoone maha müüb, sellega ma nõus ei ole. Nii. Veel mõni mõte riigist. Nii. Riigist. Näituste avaamist. Jaa, mina võib-olla tahaksin sellise mõtte siia visata, mis me oleme üleriiglise planeeringu koostamise käigus välja sõelunud, et me oleme tegelikult hinnanud ka rahaliselt, et mida see suur linnastumine või pealinnastumine tähendab, et tegelikult see, et me kuskil jätame väga palju maha ja kuskil väga palju peame uut ehitama, et see on tegelikult väga kallis meie ühiskonnale, et see mõttemalli muutus, et me väärtustame
ja ütleme, kahaneme kompaktsuse suunas. See annab väga suured eelisarendamise võimalused uuesti jälle meie linnasüdametele. See muidugi ei tähenda, et me neid maalisi piirkondi ja neid väärtusi seal ei peaks hoidma, see peab käima paralleelselt, see on ka seotud meie paigatundega, identiteediga ja seal on selline kogukondlik osapool, väga tugev partner ruumilises planeerimises alati, kes neid väärtusi seal hajaasustuses hoiab, aga tõesti see, et me lihtsalt see on üks tegur ja üks argument võib-olla jällegi selle pealinnastumise pidurdamiseks, et kui me tugevdame neid linnasüdameid ja tõesti kahaneme niimoodi targalt ja nutikalt, et lisaks kõikidele hariduste ja töökohtade loomisele, et see on hea võimalus. Ma usun, et küllap siiamaani ju kõik osapooled on teinud, mis nad on suutnud, andnud endast parima, sealhulgas ka riik. Ma mõtlen, et kui edasi mõelda, et mida saaks veel teha, et tõesti võib-olla me oleme natuke liiga palju üksikobjektide kaupa vaadanud. Meil tegelikult ei ole väga tõsiselt võetavat pärandistrateegiat. Ja just see, mis väärtust avalik sektor, sealhulgas riik saab luua, on ikkagi vaadata asju planeerimise mastaabis terviklikult, täpselt kas linnasüdamete kaupa või kuidagi muul moel süstemaatiliselt ja piirkondade kaupa, et vaadata, millist sünergiat me saame luua ja ikkagi see, just nimelt see pärandistrateegia, vaata. 3 aastat vaatan sinna poole. Et minu arvates see on, tegelikult see, kus nüüd riik saab nagu selle kvalitatiivse uue sammu astuda edasi ja et küll me siis need kaunid majad saame ka ikkagi kasutuses hoitud ja siis ilmselt ka ei ole avaliku meelepaha, kui riik mõne kauni pärandmaja erakätesse usaldab, sest kui on strateegia, siis järelikult on mingi plaan sellega. Ja ma kiidan takka seda pärandistrateegiat, mis on Muinsuskaitseameti nõukogus pikalt teema ja igaks üks kordan üle, et pärandistrateegia ei ole see, et kust tuleb raha, vaid pigem on, see peab olema nagu koostöömudel erinevate ametkondade vahel ja ma loodan, et see tänane aruteluring ja nüüd nähtav näitus aitab natuke seda sidusust hoida. Jah, võib-olla ühe mõte lihtsalt see, et kes on riik ja kui Merilin siin muretses, et kust tuleb see kompetents, siis et küsime, et kus on need inimesed, et meie Kunstiakadeemias küll kasvatame neid inimesi ja õnneks muinsuskaitse ja konserveerimise eriala on jätkuvalt populaarne ja et me ikka iga aasta mõned inimesed koolitame juurde, kes oskaksid siis ka kompetentselt pärandi teemadel kaasa rääkida. Ja mina julgen tegelikult öelda, et kui me vaatame, et 1/3 kultuuripärandist on avariilises või halvas seisukorras, see on paraku see mõõdik, mis meil täna on ja tulemus, mida me täna otsa vaatame, siis see 1/3 ei ole riigi käes. Et kui me vaatame, et kuidas ja mida nügida erinevate meetmete, strateegiate ja seadustega, siis ikkagi me peame rääkima selle eraomaniku ja kohaliku omavalitsuse toetamisest. Mul on mikrofon. No sellele ringile on midagi väga raske lisada, et ma olen kõigi eelkõnelejatega ja nende mõtetega, mis on välja öeldud, nõus ja võtaks selle siis kokku niimoodi, et mul hea meel, et nii paljusid inimesi ühendab selline pärandisäde. No meil on tore töö, inimesed, hoidkem seda tunnet endas ja ma arvan, et siis on ükskõik kui keeruline probleem ka lahendatav, kui see tunne sees on õige. Suur tänu, aeg liigub väga õnnelikus ja rõõmsas suunas, näituse suunas, paneme siis praegu punkti. Kuigi rääkida oleks veel väga paljudest asjadest ja alles mõtted tekivad minu jaoks. Ja. Aga suurepärane vestlus ja tore, et olite sellega kaasas. Näeme ja kuuleme jälle. Aitäh!